Selleks ajaks, kui sa selle video vaatamise lõpetad, on Ukraina oma droonidega tabanud veel 60 Vene sihtmärki. Kui sul oli mingeid kahtlusi Ukraina oskuste suhtes droonisõjas, siis see statistika peaks need kahtlused hajutama. Ukraina on vallandanud sellise ulatusega rünnakutormi, et see on sõna otseses mõttes taeva varjutanud. Äike ei paista enam paljudele Putini käsilastele rindel ega kaugemalgi ning viimased 6 kuud on olnud Venemaa sõjaväe jaoks kõige pimedamad päevad. See, mida Ukraina selle aja jooksul tegi, läheb ajalukku. Droonisõja meistrid on saavutanud järjekordse suure verstaposti, mis näitab, kui palju nad oma Vene vaenlastest ees on. Ukraina kaitseminister Mihhailo Fedorov annab meile peamise numbri 22. juuni Telegrami postituses. Alates aasta algusest on mehitamata süsteemide üksused tabanud üle 800 000 kinnitatud vaenlase sihtmärgi, teatab Fedorov. See on pöörane number. Ja pea meeles, see kõik on kinnitatud. See tähendab, et Ukrainal on iga tabatud sihtmärgi kohta fotod ja videod, mis tõenäoliselt kõik on üles laaditud nende Delta-süsteemi. 800 000 sihtmärki ei tähenda ka 800 000 drooni. Paljusid neist on tabanud mitu drooni, mis tähendab, et Ukraina on tõenäoliselt kasutanud mitut miljonit oma mehitamata õhusõidukit, et tekitada Vene sõjaväe planeerijatele täielik katastroof. Ja see ongi täiuslik sõna kirjeldamaks seda, mis Venemaaga toimub, sest numbreid on veelgi rohkem. Kokku väidab Fjodorov, et Ukraina droonirünnakud on alates 2026 aasta algusest tapnud või haavanud 167 000 Vene okupanti, mis on veel üks tohutu number. See teeb keskmiselt umbes 27 833 Vene kaotust kuus, mille on põhjustanud Ukraina droonid. Ja ära unusta, et juunist on veel osa ees. Fjodorovi teadaande seisuga on juunist veel 8 päeva ees, nii et see keskmine tõenäoliselt kasvab veelgi. United 24 meedia 22 juuni raporti kohaselt on Venemaa igapäevased vägede kaotused püsinud üle 1000 terve kuu jooksul, esimest korda pärast märtsi 2025. Raportis tsiteeritakse arvu 1130 kuni 1550 sõduri kaotust peaaegu igal juunikuu päeval, kusjuures vaid 3 päeval olid kaotused veidi üle 1100. Me saame siin natuke matemaatikat teha ja mõne minuti pärast tuleb seda veel, nii et pidage seda meeles. Kui võtame United 24 meedia poolt tsiteeritud vahemiku keskpunkti, saame väga umbkaudseks juunikuu keskmiseks 1340 Vene kaotust päevas. Fjodorov ütleb, et droonid moodustavad nüüd veidi üle 90% vaenlase rünnakutest, nii et eeldame sama ka kaotuste puhul. See annab meile päevaseks keskmiseks 1206. Korrutades selle 8-ga, saame veel 9648 droonide põhjustatud kaotust juuni lõpuks. Me just mainisime, et varem arvutatud kuine keskmine tõuseb. Lisage need 9648 kaotust Fjodorovi väidetud 167 000 hukkunule või haavatule ja saate 176 648. Jagage see 2026 aasta esimese poole 6 kuu peale ja saate uue kuise keskmise, mis on 29 441. See läheneb Putini jaoks liiga ohtlikult. 30 000 kaotusele kuus. Ja seda kõike on põhjustanud droonid. See, mida me siin näeme, on järjekindla eskaleerumise tulemus Ukraina droonipõhises strateegias. Ja kuni selle hetkeni on mai 2026 olnud seni selle peatamatu droonioperaatorite armee jaoks suurim kuu. 11. juunil avaldas Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Aleksandr Sõrski, et Ukraina droonid olid tabanud peaaegu 180 000 sõjalist sihtmärki, mis tähistas 12,7% kasvu võrreldes aprillis tabatud sihtmärkide arvuga. Isegi lisapäev kuus ei suuda sellist märkimisväärset kasvu seletada. See on Ukraina, kes kasvatab oma droonide ülekaalu, mis suureneb iga kuuga. Peale inimkaotuste on ka raha, mida see Venemaale maksma läheb, täiesti hullumeelne. Võtame lihtsalt 1 päeva juunist, et seda näidata. 9. juunil teatas United 24 meedia, et Ukraina rünnakud olid eelnenud 24 tunni jooksul Venemaale hinnanguliselt maksma läinud $331 miljonit varustuses. Nende kaotuste hulka kuulus 75 suurtükisüsteemi, 2 õhutõrjesüsteemi, 4 tanki, 5 soomukit ja 4 mitmikraketiheitjat. Me ei eelda, et Ukraina tekitab Venemaale iga päev sellises ulatuses rahalist kahju, kuid juba ainuüksi sellest päevast on selgelt näha, et Venemaa kaotab Ukrainas igal kuul mitme miljardi dollari väärtuses varustust, mis võib külmaverelisele Kalašnikovi Putinile rohkem haiget teha kui kaotatud inimelude arv. Lõppude lõpuks Putin inimesi ei hooli. Aga kui sa lööd Vene sõjaväge nende ühisesse rahakotti, hakkab see psühhopaat järsku tähelepanu pöörama. Nüüd,
Me tegime video alguses ühe väite. Me ütlesime teile, et selleks ajaks, kui te vaatamise lõpetate, on Ukraina hävitanud veel 60 Vene sihtmärki. Kas numbrid kinnitavad seda? Uurime järele. Fjodorov tegi oma väite 800 000 sihtmärgi kohta. 2026 aastal 22. juunil, nii et kui arvestame ainult selle kuupäevani, juunis, saame kokku 173 päeva. Kui jagada 800 000 sihtmärki 173-ga, saame umbkaudseks keskmiseks 4624 tabatud sihtmärki iga päev. See annab meile 192 sihtmärki tunnis, mis teeb natuke üle 48 löögi iga 15 minuti jooksul. Meie videod kestavad tavaliselt kuskil 16 kuni 18 minutit. Nii et me võisime natuke üle hinnata, aga mitte palju. 17-minutilise video puhul näete 57,6 Vene sihtmärki, mis langevad kiirusega umbes 3,38 minutis. Me ei suuda isegi ette kujutada, kui palju droone on vaja millegi sellise tegemiseks. Ja see kõik näitab, kui tugevalt Ukraina toetub oma droonipõhisele strateegiale. Venemaal pole sellele kõigele mingit vastust. Olgu, aitab nüüd numbritest. Meil hakkab pea ringi käima. Vaatame, mida Ukraina ründab. Putinile ei ole probleemiks ainult kaotused. Kahuriliha kaotamine nõrgestab Venemaad rindel, muidugi. Aga tegelik probleem on see, et Ukraina tabab oma droonidega kõiki võimalikke sõjalisi sihtmärke, mida ette kujutada võib. Fjodorov toob välja põhilise. Lisaks elavjõule tabavad Ukraina droonid suurtükiväge, mitmikraketiheitjaid, õhutõrjesüsteeme, sõidukeid, juhtimispunkte, laskemoonaladusid, elektroonilise sõjapidamise jaamu ja isegi Venemaa maismaa robotplatvorme. Teisisõnu, kõike. Ja see ei hõlma isegi sihtmärke nagu naftara rafineerimistehased ja laod, või näiteks varustust vedavaid parvlaevu, mille Ukraina hävitas Venemaa sadamas Harkivis vaid paar päeva enne seda, kui Fjodorov avaldas oma jahmatava numbri. Meil pole isegi vaja, et Fjodorov ütleks meile, milliseid sihtmärke tabatakse. Me näeme seda iga päev. 23. juunil teatas UNN, et Ukraina oli eelnenud 24 tunni jooksul hävitanud 626 sõidukit ja kütuseveokit. See on ühe päeva rekord ning see tuli pärast seda, kui Ukraina oli mais ja juunis seda rekordit mitu korda püstitanud ja ületanud. Krimmi isoleerimiseks loodud logistiline blokeerimisprogramm annab tohutuid tulemusi ning me näeme seda iga päev sadade põlevate sõidukite rusudes. Ukraina droonid katavad nüüd keskmaa-ala kuni 300 kilomeetri kaugusel rindejoonest, mis teebki sellised rünnakud sõidukite vastu võimalikuks, samuti ka enamiku teiste sihtmärkide vastu, mida Fjodorov mainib. Enam ei ole ohus ainult Vene elavjõud ja varustus rindel. Ukraina rünnakute arv kasvab nii kiiresti, sest 2026 aasta on toonud kaasa uue põlvkonna droonide ajastu, mis tähendab, et Vene tagalas ei ole enam miski turvaline. See keskmaa rünnakute kampaania on Venemaale nii kahjulik, et see põhjustab kütusepuudust ja sunnib Kremlit kaaluma kütuse importimist. See ei tohiks juhtuda. Venemaa toodab tavaliselt rohkem kui piisavalt kütust, et rahuldada oma siseturu vajadused ja teenida müügist miljardeid. Pikamaa rindel on Ukraina rünnakud muutunud järjest intensiivsemaks, lisaks rindel tegutsevatele drooniparvedele ja keskmaa laastamistööle. Washington Post teatab, et Ukraina purustas märtsis oma enda rekordi süvarünnakute droonide väljalaskmises, saates Vene territooriumile üle 7000 drooni. Ukraina pole sellest ajast alates tempot aeglustanud. Nad on üle ujutamas Venemaad massiivsete pikamaa droonirünnakutega, mis tungivad sügavale emamaa südamesse. Moskva on ohus. 18. juuni rünnakus, mis hõlmas suuri alasid Venemaal ja okupeeritud territooriumitel, sealhulgas Venemaa pealinnas, väidab Venemaa kaitseministeerium, et nad tulistasid vaid 24 tunni jooksul alla 992 Ukraina drooni. Selline maht igas sõja aspektis on põhjus, miks Ukraina on suutnud tabada alla 6 kuuga 800 000 sihtmärki. Droonid lihtsalt tulevad järjest juurde. Need katavad taeva, ajavad õhutõrje segadusse ja muudavad Venemaa jaoks võimatuks neid kõiki peatada. See, mida me siin näeme, on Ukraina droonide eelis ja põhjus, miks üle 90% sihtmärkidest, mida riik tabab, hävitatakse droonidega. Aga suur küsimus on nüüd see, kas seda kõike suudetakse jätkata? Lihtne vastus on jah, aga me saame minna palju sügavamale kui ühesõnaline vastus. Kuid enne seda, siin on veel palju muudki. Kui sa saad väärtust The Military Show on sulle kasulik, siis vajuta telli ja sukeldu kohe tagasi videosse. Kui räägime varustuse jätkusuutlikkusest, saame teemat käsitleda kahest vaatenurgast. Droonide arvu säilitamine ja jätkuvalt nende sihtmärkide tabamine, millest Fjodorov teatab, kui mitte isegi selle numbri suurendamine. Alustame teisest punktist. Ukrainal on mitmel põhjusel võime oma tulemusi säilitada.
Esiteks on olemas e-punktide süsteem. Fjodorov mainib seda ise eraldi, tuues välja, et Ukraina droonioperaatorid saavad selle süsteemi kaudu e-punkte, mida nad saavad Brave One Market platvormil vahetada uute droonide, varustuse, varuosade ja isegi käsitulirelvade vastu. See süsteem sisaldab lisaks nendele stiimulitele ka edetabeleid, mis muudab Ukraina kogu droonide kasutamise protsessi Venemaa hävitamiseks mõnevõrra mänguliseks. Veelgi enam, see näitab Ukrainale ka seda, millised üksused kasutavad droone kõige tõhusamalt ja mis veelgi olulisem, millistesse droonitüüpidesse tuleks investeerida. Fjodorov toob selle välja öeldes: tänu e-point süsteemile näeme, millised tehnoloogiad ja üksused annavad parimaid tulemusi ning saame neid lahendusi kiiresti kogu sõjaväes rakendada. Kaitsejuhid väidavad, et peaaegu 95% Ukraina drooniüksustest on nüüd selles programmis osalejad, võisteldes omavahel, et saada kõige rohkem tabamusi Vene sihtmärkide pihta. Ja kuigi võib väita, et sõja muutmine millekski videomängupunktide kogumise sarnaseks on murettekitav selle dehumaniseeriva mõju tõttu, ei muuda see fakti, et Ukraina saavutab tulemusi. Rohkem sihtmärke tabatakse kui kunagi varem. Ukraina saab üha paremini aru, millised droonid töötavad ja millised mitte. Ja nad suudavad isegi seda platvormi kasutada selleks, et suunata üksusi kasutama just neid droonitüüpe, mis nende töö jaoks kõige tõhusamad on. See on eesmärgipärane motiveerimine. Ja tulemused on kõigile näha. Nüüd, kui Ukrainal on süsteem paigas, ei kavatseda sellest kõrvale kalduda. Pigem toetub ta sellele, mida on seni tehtud. Me näeme seda logistika lukustamise programmiga. Ukraina kaitseministeerium ütleb, et sellele programmile eraldatud rahastust hakatakse jagama e-point süsteemi kaudu ning saajateks on meeskonnad, kes on spetsialiseerunud Vene logistikat kahjustavatele löökidele. See on sisuliselt Ukraina viis öelda, te olete selles head, siin on rohkem raha, et saaksite seda veelgi rohkem teha. See on väga tõhus viis tagada, et sõdurid kasutaksid oma tugevusi ja saavutaksid lahinguväljal maksimaalse tõhususe. Seda tõhusust suurendab Venemaa probleem, mille on loonud Ukraina ja mis aitab Ukrainal ka oma löögimahtu säilitada. Venemaa õhutõrje on praegu väga halvas seisus. Fjodorov mainis oma raportis, et Ukraina droonid sihivad õhutõrjet, kuid ta ei läinud detailidesse. Seega teeme seda meie. Alates 2025 aastast ja kuni 2026 aastani on Ukraina hävitanud väärtuslikke õhutõrjesüsteeme üle kogu Venemaa ja okupeeritud aladel. Ukraina teab, et Venemaal on raskusi uute süsteemide ja radarite ehitamisega, peamiselt sanktsioonide ja tarneprobleemide tõttu, nii et iga hävitatud õhutõrjesüsteem tekitab lünki, mida saab ära kasutada. Ajavahemikus juuni 2025 kuni 2026 aasta märtsi alguseni viis Ukraina läbi 492 rünnakut õhutõrjesüsteemide vastu, teatab Kiev Independent. Rääkides märtsist, ütleb UKRI Inform, et see kuu oli Venemaa õhutõrjele laastav, kuna Ukraina hävitas ainuüksi selle kuu jooksul 39 maa-õhkraketisüsteemi ja 15 radarit. Tassa ja targu on Ukraina hakanud Venemaa õhutõrjet laiali lammutama ning selle tulemuseks on olnud suurem edukus kesk- ja kaugmaa droonirünnakutes. Defense Blog teatab, et droonid, mille ehitamine maksab vaid mõni $1000, suudavad nüüd Venemaa õhutõrjest mööda pääseda või ei kohta neid üldse, saavutades Ukraina süvarünnakutes läbimurdemääraks 20–30%. See number on kõrgem kui kunagi varem ning näitab selgelt, kui palju Venemaa õhutõrjekilp on nõrgenenud. Sarnaselt e-point süsteemile toidab ka see strateegia iseennast. Mida rohkem Ukraina julgustab rünnakuid õhutõrjesüsteemide vastu, seda rohkem tekib võimalusi teiste sihtmärkide tabamiseks. Isegi kui Venemaa liigutab õhutõrjesüsteeme, et katta haavatavaks muudetud alasid, tähendab see lihtsalt teiste piirkondade nõrgestamist. Ja mida rohkem Ukraina suurendab oma rünnakute arvu, seda suuremaks probleem paisub, luues laastava tsükli, millest Venemaa ei suuda pääseda. Ja lõpuks, mis puudutab rünnakute edu säilitamist, siis võtmerolli mängib Ukraina ise. Nende strateegia viimaste kuude jooksul on olnud geniaalne. Suur osa põhjusest, miks tabatud sihtmärkide arv on nii kõrge, seisneb selles, et Ukraina on mõistnud, kui tõhusad on nende keskmaa rünnakud. See ongi logistika sulgemise programmi mõte. Ukraina kasutab uue põlvkonna droone, et rünnata sihtmärke, mida Venemaa ei osanud kunagi arvata, et need võiksid olla droonidele haavatavad. Seetõttu ei ole neid sihtmärke nii hästi kaitstud kui võiks, mis ainult suurendab Ukraina edukuse määr. Selle strateegiaga näeme Ukraina sõjas ootamatut pööret, mis on andnud Ukrainale tohutu hoo juurde. Ukrainal on nüüd mitmekihiline droonistrateegia, mis katab rindel asuvad tapatsoonid, mis on täidetud FPV droonidega ja tõenäoliselt vastutavad need enamiku kaotuste eest, mida Ukraina on aasta esimesel poolel saavutanud. Keskmise ulatusega löögiala, mida droonid hävitavad, ja sügavad löögid, mida Ukraina on kasunud, et purustada Vene sõjamasinad seestpoolt.
Kui kõik see kokku panna, saad nõrgemad Vene rünnakud rindel, mis on põhjustatud suutmatusest tagalast eesliini vägesid koordineerida ja toetada. Kui Venemaa nõrgeneb, väheneb surve Ukrainale, mis annab rohkem aega ja võimalusi droonirünnakuteks. Jällegi, see on tsükkel. Mida sagedamini Venemaad tabatakse, seda lihtsamaks muutub järgmine löök. Praegu on Vene armee nagu löökidest uimane poksija, kes komistab ühe löögi juures teise juurde ega suuda käsi üles tõsta. Seega suudab Ukraina kindlasti jätkata ja suurendada nende sihtmärkide arvu, mida ta on tabanud. 2026. Aasta esimesel poolel, arvestades oma strateegiat ja lähenemist sellele uuele õhusõja vormile, kuid see kõik sõltub mahu säilitamisest. Kas Caruana suudab seda teha? Kui see, mida oleme seni 2026 aastal näinud, midagi näitab, siis vastus on kindel jah. Ja isegi rohkemgi veel. 16. juuni raportis avaldas Liiga, et Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas G7 tippkohtumise kulisside tagant, et Ukraina on teel ehitama 2026 aasta lõpuks 10 miljonit drooni. See on tohutu edasiminek, juba muljet avaldava 4 miljoni drooni pealt, mille Ukraina ehitas 2025 aastal. See oli omakorda 40 korda rohkem droone, kui USA samal aastal tootis, teatab Liiga. Praegu tegutseb Ukraina drooni- ja robootikasektoris 500 ettevõtet, lisab Zelenski. Ja mis Venemaa jaoks veelgi muret tekitavam. Ukraina president ütleb, et tema riik suudaks vajadusel kahekordistada tootmist kuni 20 miljoni droonini aastas. Ja Ukrainal on selleks vajalikud vahendid olemas. Maht ei ole lihtsalt probleem, kui näete selliseid numbreid, ja see aitab palju selgitada, kuidas Ukraina tabas 2026 aasta esimesel poolel. 800 000 sihtmärki. Lisaks, ärge unustage, et Ukraina muutub oma droonidiplomaatiaga üha nutikamaks. Ukraina teab, et ta on kogu maailmas droonitehnoloogia mõistmise ja arendamise osas esirinnas. Kogu läänemaailm tahab osa sellest, mis Ukrainal on, ja just sellepärast saab Ukraina algatada selliseid asju nagu droonileppe algatus. See programm, mis on loodud Ukraina ja tema ülemaailmsete partnerite koostöö tugevdamiseks ning samal ajal Ukraina pikaajalise kaitserahastuse tagamiseks, hõlmab nüüd 27 liiget, sealhulgas 15 NATO liikmesriiki. Ukraina ehitab juba praegu piisavalt ning ta surub peale raamistikud, et tagada võimalus veelgi rohkem ehitada. Venemaa püüab sammu pidada. Moskva Timesi andmetel plaanib Venemaa 2026 aastal toota 7,3 miljonit FPV drooni ning lisaks tuhandeid kaugmaa droone. Aga Venemaa ei ole droonide osas Ukraina tasemel, olgu see siis mahu või kvaliteedi poolest. Mahu poolest avaldab Ukraina uudised, et Sõrski väitel on Ukrainal paljudes rindelõikudes FPV droonide osas 1,5 ülekaal. Me hakkame nägema, et Ukraina suudab Venemaaga võrdselt vastata ka kesk- ja kaugmaa tulistamises. Lihtsalt öeldes on Venemaa endiselt Ukrainast mitu sammu maas ja Ukraina teeb kõik, et Putini armee jääkski maha. Mida siis tähendab see, et 2026 aasta esimesel poolel tabati 800 000 sihtmärki? See ei ole haripunkt. Ukraina pole oma tippu saavutanud. See, mida me siin näeme, on hoiatuslask. Ukraina annab Venemaale teada, kui palju sihtmärke ta on tabanud, sest ta tahab, et Putin mõistaks, et Venemaa jaoks lähevad asjad siit ainult hullemaks. Ukrainal on strateegia. Tal on tootmismaht, tal on partnerid. Ja ta saab kõige selle peale üles ehitada, et muuta 800 000 verstapostiks teel, mitte droonistrateegia haripunktiks. Palju rohkem on veel tulemas. Ukraina geeniused on nokitsenud ja see, millega nad on välja tulnud, on oma tehtud relv, mis pole lihtsalt surmav, see võib olla mängumuutja. Seda kummalist uut pommi on arendatud juba üle aasta. Nüüd on see lõpuks kohal. Ja Venemaa tundis just selle täielikku jõudu. Vorivnju Vah tegi oma esimese löögi. Ja see on viimane kord, kui ma seda hääldan. Ukraina on oma tasandaja Venemaa vastu valla päästnud ja see tegi täpselt seda, mida lubati. See tasandas täielikult Vene rindejooned. 24. juunil andis United 24 meedialöögi põhiandmed. Teatati, et uus Ukraina pomm, mida on nimetatud nii tasandajaks kui ka võrdustajaks, kuna see relv toob lõpuks sõja ühes võtmevaldkonnas võrdsuse, on valla päästetud. 2 neist pommidest lasti välja MiG-29 hävitajalt, et rünnata Vene rindejoone positsiooni. Mõlemad olid varustatud spetsiaalsete tiivakorrektsiooni komplektidega, mis tasandavad pomme, andes nimele teisegi tähenduse, ning see hirmuäratav duo tabas Vene kaitsekraave, jättes endast maha tohutud kraatrid. Ja meil pole mitte ainult kirjalikku raportit nende väidete kohta, on olemas ka kaadrid sellest rünnakust. Milutinovitši poolt jagatud, kuigi esmakordselt avaldas selle Sonjošniku päevalille Telegrami kanal, kestab video vaid 18 sekundit, kuid sellest piisas enam kui küll.
Kaadrid algavad kaevikute staatilise võttega, mida sihitakse ilmselt filmitud Ukraina luuredrooni poolt, mis hõljub üleval. On mõned sekundid rahu. Vene sõdurid nendes kaevikutes tegelesid ilmselt oma tööga, võib-olla valmistudes järjekordseks rinderünnakuks. Hirm oli juba õhus. Kaevikutest üleronimine tähendab paratamatult pimesi sattumist Ukraina droonidest kubisevatesse tapmisaladesse, kus tõenäosus surma saada on suurem kui ellu jääda. Aga seekord oli midagi hullemat tulemas nende ootamatute sõdurite jaoks. Esimene leveller oli teel ja see maandub 3. sekundil. Veel üks leveller järgneb vaid paar sekundit hiljem. Mõlemad põhjustavad suuri plahvatusi, mille tagajärjel tõuseb suits õhku. Vene kaevikud on kaetud. Me ei näe tagajärgi. Kaadrid lõpevad suitsu staatilise võttega, kuid tagajärjed pole nii olulised kui see, mida see video meile tegelikult näitab. Üks Ukraina kõige surmavamaid uusi relvi on kasutusel ja mis kõige tähtsam, see pakub täpsust, mida Ukraina vajab. Sellest on saanud üks tõhusamaid vahendeid, mis Ukrainal on rindeliini purustamiseks ja tagala hävitamiseks, mis varustab sõdureid, keda Putin rindele saadab. See kaader peaks Putinit sama palju hirmutama, kui selle plahvatuse keskele sattunud Vene sõdureid oleks see õudustanud. Aga Ukraina jaoks on see esimene löök kaua oodatud. Leveller on sisuliselt Ukraina versioon juhitavatest pommidest, mida Venemaa on aastaid kasutanud Ukraina linnade pommitamiseks. Ja kui aus olla, siis on selle lahinguväljale jõudmine võtnud palju rohkem aega, kui Ukraina oleks soovinud. Juba. 2024 aasta juunis teatas Ukraina relvajõudude lennuväe juhataja Serhii Holubtsov, et Ukraina valmistab ette kodumaise versiooni CAB pommidest, mida Venemaa oli hakanud kasutama mõned kuud varem. Esimene neist katsetest pidi Holubtsovi sõnul algama mõne nädala pärast, eesmärgiga arendada lennukikomplekte Ukraina käsutuses olevatele nõukogudeaegsetele pommidele, mis tagaksid suure täpsuse ja pikema lennuulatuse võrreldes Venemaa kasutatavate pommidega. Lubadus oli olemas. Ukrainal on tohutu varu pomme, mida Venemaa Nõukogude Liidu päevil tema territooriumile ladustas, nii et tal on küllaldaselt võimalusi muuta need juhitavateks relvadeks, mis võivad põhjustada kaost nii Vene rindejoonel kui ka selle taga. Kuid pärast väiteid peatselt algavatest katsetustest jäi kõik mõneks kuuks vaikseks. Alles 2024 aasta septembris avaldas Ukraina lahingulennuväe Telegrami kanal video, mis näitavat, kuidas Ukraina Su-24 pommitajad kasutati relva varajase versiooni testimiseks, mida hakati hiljem kutsuma levelleriks. See videomaterjal näitas esimesi edumärke. Juhitav pomm vabastati edukalt ning salvestis andis esmast aimu, kuidas pommikomplekti kujundati. Me nägime kokku pandud tiibu ja ümarat ninaosa katet, mis parandas pommi aerodünaamilisi omadusi. Seejärel jäi kõik peaaegu 8 aastaks vaikseks. Mis iganes põhjusel ja Ukraina pole selgitust andnud. Alles 2026 aastaks ilmus tõeliselt välja pomm, millest sai leveller. Me võime spekuleerida, miks Ukrainal nii kaua aega läks, et tuua pomm kontseptsioonist lahingusse. Võib-olla pidi Ukraina töötama pommi lennuulatuse kallal, et nende hävitajad saaksid startida piisavalt sügavalt rindejoone tagant, ilma et Vene õhutõrje neid ohustaks. Või otsustas Ukraina ehk keskenduda droonide arendamisele, eriti kuna läänest saadi JJ-Dammi ja ASM Hammeri komplekte, mis suudavad täita sarnast funktsiooni nagu nende uus pomm. Mis iganes põhjus ka polnud, leveller jõudis siia üsna aeglaselt. Aga nüüd on see kohal ja Ukraina on kindlasti rõõmus nähes selle esimest edukat kasutust. Nüüd on Ukrainal olemas ideaalne vastus UMPK komplektidele, mida Venemaa on kasutanud oma tavaliste pommide muutmiseks pooljuhitavateks relvadeks, mis võivad põhjustada tõsist hävingut. Neid Vene komplekte saab kinnitada Venemaa FAB 250 ja FAB 500 üldotstarbelistele õhust visatavatele pommidele, ning need võimaldavad Venemaal rünnata sihtmärke mitmekümne kilomeetri kaugusel rindejoonest. Levellerit võiks ekslikult pidada nende komplektide koopiaks, kuid see on palju enamat kui lihtsalt see. Kuigi leveller on inspireeritud UMPK komplektidest, arendab see edasi kõike, mille Venemaa välja mõtles ja toob sisse uuendusi viisil, mille peale Putini käsilased poleks kunagi tulnud. Pärast seda, kui leveller avalikustati Pariisis Eurosatory 2026 näitusel, hakkasid lekkima mõned üksikasjad selle kohta, mida Ukraina on välja töötanud. Pommikomplektid võimaldavad lollpommi välja lasta kõrgustel vahemikus 500 kuni üle 10 000 meetri, teatab Pravda. Sellel on ka suurem tegevusraadius kui enamikul sarnastest komplektidest, mida Venemaa on tootnud, kuna leveller suudab tabada sihtmärke, mis asuvad 10 kuni 130 kilomeetri kaugusel õhuplatvormist, mis selle välja laseb. Samuti märgime, et komplekti saab kinnitada 250 kilogrammistele pommidele. Kuigi pole veel selge, kas Ukraina kavatseb tehnoloogiat edasi arendada, et seda saaks kasutada suuremate või väiksemate pommide jaoks.
Business Insider tõi oma raportis pommi kohta välja veel mõned üksikasjad, märkides, et seda saab välja lasta Ukraina nõukogudeaegsetelt platvormidelt, nagu nägime ka varajastes katsetes. Ja asjaolu, et Ukraina kasutas oma esimeseks löögiks MiG-29 ning et see on ühildu F-16 ja Mirage hävitajatega, mis Ukrainal on kasutada. See ühilduvus ei tähenda, et näeme kohe, kuidas Leveler nende lennukite tiibadelt alla kukub. Leveler vajab mõlema jaoks täiendavat sertifitseerimist, enne kui seda saab kasutada, kuid tundub, et see on probleem, mida saab suhteliselt lihtsalt lahendada. Kuid võib-olla suurim erinevus Ukraina pommikomplekti ja Venemaa omade vahel on see, et Levelerile on lisatud kaasaegsed juhtimisalgoritmid, mis pakuvad suuremat täpsust lisaks satelliitnavigatsioonile, mida tõenäoliselt pommide puhul kasutatakse. See viitab sellele, et tehisintellekti kasutatakse kusagil protsessi käigus. Kui esimene täiemahuline rünnak nende pommidega midagi näitab, siis see algoritm teeb täpselt seda, milleks ta on loodud. Venemaa piisavalt hea lähenemine on nende liukpommide puhul toiminud. Niikaua kui need relvad tabavad midagi, isegi kui need on sihtmärgist 100 meetreid eemal, on see Putini jaoks piisavalt hea. Ukraina soovib täpsust sellisel tasemel, et suudaks tabada kitsast kaevikut 10 kilomeetrite kaugusel. Leveler pakub seda täpsust. Ja nagu Militar Nõi märgib, on selle pommikomplekti versioon, mida me just nägime Vene kaevikute pihta kasutatavat, tõenäoliselt pärit katseseeriast, mis toimetati Ukraina õhujõududele mais. Tulevastes partiides kõrvaldatakse kõik vead, ja need on veelgi täpsemad kui need, mida oleme videotes näinud. Ja lõpuks on veel üks suur põhjus, miks Ukraina tahab Leveleri võimalikult kiiresti masstootmisse viia. Hind. Võite mäletada, et mainisime üht võimalikku põhjust, miks Ukrainal võttis nii kaua aega Leveleri testimisest praktilise kasutuseni jõudmine. Tal olid lääne päritolu pommikomplektide, näiteks USA's toodetud JDAM-i varud, mida ta sai selle asemel kasutada. JDAM on kindlasti tõhus. Tegelikult on see üks maailma parimaid näiteid sellistest juhitavate pommikomplektide kohta. Siiski kaasneb sellega ka suhteliselt kõrge hinnasilt, eriti nüüd, kui Ukraina peab USA's valmistatud relvi ostma Pearli algatuse kaudu, selle asemel, et saada neid sõjalise abina. Leveler lahendab selle konkreetse probleemi. 19. mai Militarni raporti kohaselt maksab Ukraina uus juhitava pommikomplekt umbes kolmandiku JDAM komplekti hinnast. See on Ukraina jaoks väga suur asi. See tähendab, et nad saavad ühe juhitava pommi hinnaga 3, mille nad võiksid saada mõnelt oluliselt lääneliitlaselt. 3-kordne tulejõud tähendab 3-kordset kahju ja see on halb uudis Venemaa vägedele. Nad ei saa kunagi kindlad olla, millal nad on juhitava pommirünnakust pääsenud, sest alati on võimalus, et Ukraina võib veel rünnata, kuna nende liukpommi versiooni on odavam toota kui ükskõik millist versiooni, mida nad saavad osta. Ja ka Ukraina juhitava pommi versiooni võimekus on põhutu. Ukrainal on olnud Ameerika Ühendriikidega üsna heitlikud suhted alates sellest, kui Donald Trump presidendiks sai, ning neil tuli isegi ühel hetkel toime tulla olukorraga, kus USA peatas kogu abi tarnimise. Suhted on nüüd palju paremad. Trump ütles isegi Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskile, et ta imetleb, kuidas Ukraina end 2026 aasta G7 kohtumise ajal juhib. Siiski jääb Ukrainale alati mureks juurdepääs USA relvadele ning nendega kaasneda võivad tingimused. Leveleriga ei kaasne mingeid piiranguid selle kohta, kuidas Ukraina seda kasutab, ning Ukrainad võib neid olla nii palju, kui ta suudab ehitada. Selle relva ja Leveleri esmakordse lahingukasutuse puhul näeme, et Ukraina on oma kampaaniat Venemaa vastu justkui järgmisele tasemele viinud. Me teame, et see on kohutav, aga see on ka tõsi. See juhitav pommikomplekt võib olla Ukrainale mängumuutja ning selleks on 2 põhjust. Aga enne kui nendeni jõuame, tuletan meelde, et vaatate saadet Sõjasaade. Kui saate kanalilt uusi teadmisi, vajutage telli, et olla kindel, et näete ka seda, mis meil järgmisena tulemas on. Esiteks on see, mida Leveler Ukraina jaoks tähendab. Juhitavate pommide osas mänguvälja tasandamine. Vene klidepommidega võrdsuse saavutamine on Ukraina jaoks tohutu saavutus ja see on üks põhjusi, miks Levelerit kutsutakse ka võrdsustajaks. Aga et sellest paremini aru saada, peame uurima, kuidas Venemaa on oma Glide-pomme Ukraina vastu kasutanud. Venemaa jaoks on võtmetähtsusega olnud pelkmaht. Aprillis tulistas Venemaa Ukraina pihta peaaegu 7000 juhitavat õhulaskemoona, mis järgnes märtsi kogusummale 7987. See oli kogu sõjakuine rekord, kuna Venemaa tulistas 1500 liukpommi rohkem kui eelmist rekordit püstitades veebruaris. Ja portaal Russia Mattersi andmetel näib tõenäoline, et Venemaa lõpetab 2026 aasta umbes 75 000 juhitava pommitulistamisega Ukraina pihta, mis on 25% rohkem kui 2025 aastal tulistatud 60 000 pommi.
siin on oluline see, et Venemaa teab, kui ohtlikud need pommitüübid on ja ausalt öeldes on see liugpommide eelis olnud üks väheseid häid külgi Putini jaoks tema kampaanias Ukraina allutamiseks. Täpsus ei ole nende pommide eesmärk, mis võivad kaaluda kuni 1500 kilogrammi. Venemaa jaoks on oluline ainult tekitatud kahju. Taevast liugpommidega katmine võimaldab Venemaal rünnata sihtmärke üle kogu Ukraina, sealhulgas linnu, mida Ukraina on kindlustanud. Ja isegi linnad, kuhu Venemaa pole veel jõudnud, on endiselt koduks tuhandetele tsiviilisikutele. Meil ei ole täpseid andmeid selle kohta, kui palju Ukraina tsiviilisikuid on Venemaa liugpommid tapnud. ÜRO on 31. mai seisuga kinnitanud 16 126 Ukraina tsiviilisiku surma ning paljud neist surmadest on tõenäoliselt põhjustatud Venemaa liugpommidest. Ukraina on leidnud viise nende pommide vastu võitlemiseks ning on pidanud seda tegema korduvalt, kuna Venemaa muudab neid pidevalt. Näiteks 3. aprillil teatas Forbes, et Ukraina on välja töötanud uue tüüpi segaja, mis muudab paljud Venemaa liugpommid kasutuks. Selle uue segamissüsteemi, mille nimi on Alima Quant, arendajate pressiesindaja ütles Forbesile, et nende pommide tõhusus langes nulli. Ta lisas veel, et umbes 700-kilomeetrisel rindelõigul viskas vaenlane ühel eelmistest kuudest alla 869 pommi. Nende rünnakute tagajärjel said 8 sõjaväelast kergelt vigastada. Siiski, Venemaa juhitavate pommide vastu võitlemine on üks asi. Võimalus tekitada Venemaale samasugust hävingut, kasutades Ukrainas valmistatud pommikomplekte, millel on kiri valmistatud Ukrainas, on hoopis teine asi. Kui Ukraina viib Leveleri masstootmisse, arendab ta tuhandeid omaenda juhitavaid pomme, et Venemaa ülekaalu murda. Ainult et siin on vahe. Venemaa sihib oma liugpommidega linnu. Ukraina seda ei tee. Täpsus oli alati Leveleri võti ja nüüd, kui me teame, et pomm on täpne, kasutab Ukraina seda relva tõenäoliselt selleks, et tugevdada juba Venemaad rindel halvavat keskmaa löögikampaaniat. See kampaania on teine põhjus, miks Leveleri ilmumine võib olla mängumuutja. See on samuti kaugelt kõige olulisem. Võrdsuse saavutamine Venemaaga on sümboolselt oluline, kuid pommi omamine, mis toetab juba niigi väga tõhusat kampaaniat, on eluliselt tähtis. Siiani on Ukraina 2026 aasta keskmaa löögikampaania keskendunud peamiselt uue põlvkonna droonide kasutamisele, mis suudavad tabada sihtmärke paarisaja kilomeetri kaugusel rindejoonest, ja see on olnud äärmiselt tõhus. Ukraina droonid on sihtinud eriti just Krimmi varustavaid logistilisi artereid, kuna Ukraina püüab poolsaart isoleerida ja muuta selle Putini jaoks strateegiliselt kasutuks. Kuid lisaks sellele on Ukraina juba üle aasta rünnanud sihtmärke Venemaa lähitagalas droonide ja läänes toodetud relvadega, teatab Kyiv Independent. Sihtmärkide hulgas on olnud varustus- ja kütuseautod, õhutõrjesüsteemid, laskemoonalaod, droonide stardikohad ning juhtimiskeskused, millele Venemaa toetub oma vägede organiseerimisel rindel. Suur erinevus praeguse ja aastataguse olukorra vahel on see, et Ukraina keskmaa rünnakute kampaania on tõusnud tasemele, mida Venemaa kunagi ei oodanud. Raadio Vaba Euroopa, Raadio Vabadus. Jagatud fotod näitavad vaid väikest osa kahjustustest, kus on näha purustatud ja põlenud sõidukite jäänuseid ning tulekahjusid olulistes naftabaasides. Ukraina on aru saanud, et Venemaa logistika halvamine tagalas kahjustab tõsiselt Venemaa katseid rünnakuid rindel alustada. Palju on räägitud uuest põlvkonnast droonidest, mis on selle keskmaa löögikampaania võimalikuks teinud. Hornet on olnud suurim tähelepanu tõmbaja. Tehisintellektiga varustatud ja Ameerika Ühendriikide ettevõtte poolt välja töötatud Hornet suudab sihtmärke automaatselt tuvastada ning see on piisavalt odav, et Ukraina saaks neid iga päev kümneid kasutada. Teiste silmapaistvate droonide hulka kuulub uus Behemoth, mis suudab tabada sihtmärke 300 kilomeetri kaugusel 75-kilogrammise tandempeaga, mis ühendab läbistaja ja termobaarse laengu, muutes selle ideaalseks kindlustatud sihtmärkide hävitamiseks. Salapärane Morrigan on veel üks selline droon. Business Insideri andmetel on see droon olnud võtmetähtsusega Ukraina jaoks, muutes RR280T, mis ühendab Venemaad, Krimmi ja okupeeritud Lõuna-Ukraina piirkondi tõeliseks põrguks Vene sõidukitele. Need koos teiste keskmaa ründedroonidega on mänginud suurt rolli sõjakäigu pööramisel Ukraina kasuks. Lisaks Krimmi isoleerimise kampaaniale on Ukraina keskmaa rünnakud nii tugevalt Venemaad rindel nõrgestanud, et Ukraina teeb aktiivselt edusamme ning on täielikult lämmatanud suure suvise pealetungi, mille kaudu Putin lootis Donbassi piirkonna septembriks vallutada. See ei hakka juba niigi juhtuma. Kujutage nüüd ette, kui sellele kõigele lisandub veel Leveler. Lisaks kõigile droonidele, mida Venemaal on juba niigi raske peatada, peavad tagalas olevad väed nüüd hakkama toime tulema võimsate liugpommidega, mis suudavad anda palju rohkem tulejõudu kui enamik keskmaa ründedroone.
Levelereid on võimalik toota tuhandetes, mis annab Ukrainale võimaluse Vene positsioone korduvalt pommitada. Me näeme ette kihilise kampaania arendamist. FPV droonidega üle ujutatud tapatsooni eesliinil tapetakse tuhandeid Vene sõdureid. Nende taga kasutatakse levelereid kaevikute, juhtimispunktide ja teiste rajatiste hävitamiseks, põhjustades samuti kaotusi ning sundides ellujäänuid, kes on avatud tule all, proovima oma õnne tapatsoonides juba ammu enne, kui nad selleks valmis on. Ja selle taga, sügavamal Vene tagalas, hävitavad keskmaa ründedroonid varustustransporti ja muid Vene sihtmärke, hävitades logistika, mis peaks toetama neid vägesid, keda nüüd ründavad FPV-droonid ja levellerid. See on üks võimalik tulevik, millega Venemaa nüüd silmitsi seisab, ja see on tulevik, mida Putin ei taha isegi ette kujutada. Leveller on nüüd ametlikult kohal ja on juba tõestanud, et on oma nime vääriline, oma esimesel dokumenteeritud lahingukasutusel. Ukraina oma tehtud relv muudab kõike. Järgmine samm on viia see masstootmisse sellises mahus, et Vene sõdurid oleksid liiga hirmul, et isegi kaaluda vastupanu. Lähenevad rindele. Levelleriga on Ukraina näidanud oma võimet olemasolevaid kontseptsioone täiendada oma enda innovatsiooniga. Ja just seda ongi Ukraina teinud ühe Briti relvaga, mis teeb praegu märkimisväärset tagasitulekut. Vene sõdurid on hakanud lahinguväljal kasutama kõhedust tekitavat hüüdnime Vaikne surm. Mitte sellepärast, et see oleks kiire või võimas, vaid sellepärast, et kui nad aru saavad, et see on kohal, on juba liiga hilja. Mõned üksused teatavad, et nad ei kuule midagi enne viimaseid sekundeid, teised ei kuule seda üldse. Ja erinevad suurtükiväest, rakettidest või traditsioonilistest droonidest suudavad paljud neist süsteemidest jätkata jahti isegi siis, kui Venemaa üritab neid segada, blokeerida või häirida. See muutub Kremlile tõsiseks probleemiks, sest need relvad, mis levivad üle rindejoone, ei ole mitte ainult raskemini peatavad, need muutuvad targemaks ja muudavad seda, kuidas sõdu peetakse. Siin tulevad mängu autonoomsed droonid ja robotid, tuntud ka kui Vaikne surm. Et mõista, miks Ukraina panustab nendele masinatele, mis suudavad sisuliselt ise mõelda, pead sa aru saama probleemist, mille lahendamiseks need masinad loodi. Elektrooniline sõjapidamine. Juba täiemahulise sõja algusest peale uputasid mõlemad armeed rindele FPV-droonid. Väikesed, kaugjuhitavad õhusõidukid, mis kannavad lõhkeaineid ja mida piloot juhib otse sihtmärgile läbi videolingi. Need on odavad, täpsed ja mõnda aega muutsid need lahinguvälja Ukraina kasuks. Aga droon, mis sõltub raadiosidest, on vaid nii hea, kui see side ise ning mõlemad pooled õppisid kiiresti ründama just seda sidet. Segajad katavad rindet, katkestades drooni ja selle operaatori vahelise ühenduse. Petteseadmed rikuvad satelliitnavigatsiooni, andes droonile valesid koordinaate või keelates selle GPS-i täielikult. Teatud perioodil sõjas olid need elektroonilised kaitsevahendid ülekaalus. Häiritud droo on läbikukkunud droon ning kõige tulisemates rindelõikudes ebaõnnestus enamik FPV missioone viimastel sekunditel enne tabamust. Just seal, kus segamine on kõige aktiivsem. See on kitsaskoht, mille murdmiseks toodi mängu tehisintellekt. Idee ise on lihtne, isegi kui inseneritöö seda pole. Kui droon ei saa kogu tee sihtmärgini loota inimooperaatorile ja reaalajas raadiosidele, siis tuleb droonile anda piisavalt pardal olevat intelligentsi, et ta suudaks töö ise lõpule viia. Seda saab teha, varustades drooni pildituvastustarkvara ja visuaalse navigeerimisega, nii et kui operaator on selle sihtmärgile suunanud, suudab droon viimase osa teekonnast iseseisvalt läbida, tuvastades, mida ta näeb ja korrigeerides oma kurssi isegi pärast signaali katkemist. Otsuste tegemine viiakse siis üle droonile endale, muutes selle tõhusalt traditsioonilise segamise suhtes immuunseks. Selle muutuse mõju on mõõdetav ja numbrid seletavad, miks iga brigaad Ukrainas seda nüüd endale tahab. Katerina Bondari, kes on strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskusest ning on uurinud Ukraina autonoomseid süsteeme, sõnul tõstab sellise lõppastme autonoomia lisamine navigeerimisele ja sihtimisele droonirünnaku edukuse määra umbes 10–20% ligikaudu 70–80%. See on 3–4-kordne paranemine. Ja see tähendab, et 2 tehisintellekti abil juhitud drooni suudavad nüüd saavutada seda, milleks varem kulus 8 või 9 drooni. Ülekaalus oleva vastase vastu on selline kordistaja kogu asja mõte. Iga tabav droon on droon, mida sa ei pidanud 2 korda ehitama, piloot, keda sa ei pidanud ohtu seadma ja sihtmärk, mille vallutamiseks ei pidanud sa jalaväge saatma. Siin peitub veel teinegi kordistaja. Kuna tehisintellekt tegeleb lennu kõige raskema osaga, väheneb piloodilt nõutav oskuste tase järsult ning see on tohutult oluline riigi jaoks, mis võitleb elavjõukriisiga. Sul ei ole enam vaja igale droonile virtuoosist operaatorit. Ja kui autonoomsus paraneb, hakkab operaatorite ja masinate suhe muutuma.
Ühe piloodi asemel, kes juhib vaevaliselt ühte drooni, saab üks operaator korraga käivitada mitu drooni. Seda suundumust jälgivad analüütikud kirjeldavad seda kui lähenevat murdepunkti. Hetke, mil üks operaator saab ühe koordineeritud tegevusega saata õhku kuni 20, 50 või isegi 100 drooni. See on hetk, mil sõjamajandus muutub, sest see vabastab rünnakute arvu sõltuvusest sinu väljaõppinud pilootide arvust. Siin on oluline olla täpne, sest see on loo osa, mida sageli liialdatakse. Ukraina ei ole veel tegelikult loonud täisautonoomsete tapperobotite armeesid. Võib öelda, et tehisintellekti kasutamine relvades on alles lapsekingades. 2026 aasta keskpaigaks on see kõige kasulikum sihtmärkide tuvastamisel, aidates droonil leida puuderivisse peidetud maskeeritud tanki ning juhendades lõpplähenemist läbi segamisseina. Näiteks umbes 2 miljonist droonist, mille Ukraina 2024 aastal lõi, oli vaid umbes 10 000 neist tehisintellekti täiustused. Ning isegi need droonid sõltusid endiselt inimesest, kes valis sihtmärgi ja käivitas missiooni. 2026 aastaks oli tootmismaht märgatavalt kasvanud, plaanides aasta lõpuks jõuda 7 miljoni droonini aastas. Kuid tehisintellektiga täiustatud droonide täpseid arve pole, mis viitab sellele, et neid on rindel tõepoolest vaid väike vähemus. Siiski ei saa me nende droonide tegelikku väärtust alahinnata. Kui õhusõda kujundati ümber luure abil, toimus samal ajal maapinnal paralleelne revolutsioon. Robotid. Ukraina on suunanud ressursse mehitamata maismaa sõidukitesse, ratastel või roomikutel robotitesse, mis veavad laskemoona, evakueerivad haavatuid, kannavad raskeid relvi ja ründavad üha enam ka iseseisvalt. Ja Ukraina sõdurid, kes neid juhivad, on oma Vene vangidelt midagi õppinud. Venelastel on nende masinate jaoks isegi hüüdnimi – Vaikne surm. See hüüdnimi viitab tõelisele taktikalisele omadusele, millele tasub tähelepanu pöörata, sest see seletab, miks aeglane ja kohmakas robot võib olla hirmuäratavam kui kiire. Kaasaegsel lahinguväljal on sõduri varaseim hoiatussüsteem tema enda kuulmine. Sa kuuled läheneva FPV drooni suminat, sõiduki mootorit, mootori vingumist ja see heli annab sulle need 2 või 3 sekundit, mida vajad katte alla hüppamiseks. Peaaegu hääletu maismaarobot võtab selle hoiatuse täielikult ära. CNN-i andmetel, kes oli koos Ukraina üksustega, mis neid masinaid kasutavad, ütlevad Vene sõdurid, et nad ei kuule roboteid sageli enne, kui need on umbes 10 meetri kaugusel. Ja maismaarobot, mis on 10 meetri kaugusel ja kannab rasket lõhkelaengut, on juba ammu oma enda plahvatusraadiuses. Selleks ajaks, kui sa seda kuuled, pole kuulmisest enam abi. Reageerimisakent enam ei ole. Nüüd 2 asja suurendavad seda eelist. Esimene neist on kandevõime. 4-rattaline šassi suudab kanda palju rohkem kui väike õhudroon, olgu selleks siis suur lõhkelaeng või raske kuulipilduja 100 padrunitega. Nii et see masin, mis saabub vaikselt, on samuti ebaproportsionaalselt surmavam. Teine on see, mida vaikus võimaldab – infiltreerumine. Ühes rünnakus kasutati esimeste robotite avaplahvatusi tähelepanu hajutamiseks, tõmmates tahtlikult tähelepanu endale, samal ajal kui 14 masinat hiilsid vaenlase tagalasse. Midagi, mida ükski ennast kuulutav relv ei suudaks kunagi teha. Psühholoogiline mõju on nähtav selles, kuidas kaitsjad reageerivad. Üks Ukraina komandör kutsungiga Cyber kirjeldas, kuidas ta kasutas robotit vaenlase positsiooni vastu. Ja vaadates, kuidas venelased lihtsalt paanikasse sattusid, roomasid, surusid end vastu maad, teadmata, kuidas reageerida ohule, mida nad ei kuulnud ega suutnud tuvastada. Vaikus võtab sõdurilt 2 asja, millele ta kõige rohkem toetub – tema meeled ja aja. Ka riistvara ise väärib siin tähelepanu. Cyberi üksus kasutab robotit, mis on ehitatud raske Browningu kuulipilduja ümber, paigaldatud roomikutele ja ümbritsetud kaameratega, mis annavad sellele laia vaatevälja. See võib päevade kaupa varjatult võsas istuda, sest erinevalt meestest, keda ta asendab, ei vaja see toitu ega vett ning ei väsi ega krampi kunagi. Ainus asi, mis sunnib seda baasi tagasi pöörduma, on laskemoon, sest kui see on oma padrunid ära kasutanud, peab ta laadimiseks tagasi pöörduma. Kui intervjuu tehti, oli Cyberi üksus juba valmistamas kiiremat järeltulijat, mis suudab liikuda umbes 16 kilomeetrit tunnis ja kanda lahingusse käsitulirelvi. Vaid mõne kuuga on neist masinatest saanud haruldastest uudishimuobjektidest peaaegu standardarustuse osa, vedades varustust, tuues haavatuid tapmistsoonidest välja ja korraldades rünnakuid, mis varem oleksid nõudnud terve jalaväeplatooni. Viimane punkt ongi see, kus maismaarobotid seostuvad kogu Ukraina strateegia keskse loogikaga. Ukraina 3. ründebrigaadi üks robotlöögirühm nimega NC-13 tegi oma operatsioonide kohta ise arvutused.
164 rünnaku jooksul hindas üksus, et sama tulemuse saavutamiseks, mille nende robotid andsid, oleks neil vaja olnud umbes 2300 jalaväelast ning neist oleksid nad eeldatavasti kaotanud umbes poole, kas surnutena või haavatutena. Ja üksuse enda arvestuse kohaselt päästsid need masinad umbes 1000 Ukraina elu. See seletab lühidalt, miks Kiiev panustab kogu oma jõu automatiseerimisse. Iga rünnak, mille viib läbi robot, on rünnak, kus inimene ei pidanud surema. Ja see on oluline, sest Ukraina alustas sõda kehvemas seisus. Selle muutuse ulatus on Ukraina enda sõnul tohutu. Aprillis väitis president Volodymyr Zelenski, et Ukraina väed vallutasid esimest korda Vene positsiooni ainult robotite ja droonide abil ilma jalaväeta maapinnal. Ja lisas, et alates aasta algusest on mehitamata masinad sooritanud umbes 22 000 missiooni. Need on Ukraina valitsuse andmed, presidendi väited, mis esitati riigi kaitsetööstust tähistavas kõnes ning nendega kaasnavad loomulikud sõjaaegsed reservatsioonid. Kuid seda üldist suunda kinnitavad nii kohapeal viibivad ajakirjanikud kui ka välismaised analüütikud ning see viitab sõjale, kus suur osa Ukraina tegevusest toimub nüüd tõepoolest mehitamata vahenditega. Ja selle muutuse keskmes istub mees, kelle Zelenski määras seda kiirendama. Mihhailo Fjodorov on 35-aastane, olnud 4 kuud kaitseministri ametis ja pole kunagi päevagi sõjaväest teeninud. Tema taust on tehnoloogia, mitte taktika. Ta kasvas üles teraselinnas Zaporižjas, samas linnas, mis on sõjas näinud ränki lahinguid. Sai oma alguse teismelise eas videomängude kaudu. Ehitas üles digitaalse reklaamiäri enne ülikooli lõpetamist ja sai Facebooki partneriks sihitud reklaamide müümisel. Zelenski palkas ta esmalt 2019. aasta presidendi kampaania jaoks sotsiaalmeediat juhtima. Seejärel tegi temast 80-aastaselt ministri, kes vastutas Ukraina riigi digitaliseerimise eest. Kui ta liikus kaitseministeeriumisse, tõi ta selle maailma endaga kaasa. Noorte nõunike ja andmeanalüütikute meeskonna dressibluusides, lauatennise laua koridoris ning mehe instinktid, kes näeb sõda samamoodi, nagu Silicon Valley asutaja näeb tööstust, mis on valmis muutusteks. Samamoodi nagu rakendused muutsid taksoteenust ja toidu kohaletoimetamist, usub Fjodorov, et sõjapidamist saab muuta, kui võitlus antakse üle masinatele. Intervjuus New York Timesile väitis Fjodorov, et maailm vajab turvalisust ja ainult autonoomsed relvad suudavad seda tagada. Ta võrdles neid tuumarelvadega, väites, et riigid, kes investeerivad automatiseerimisse, on tulevikusõdades võidule määratud. See on heidutuse visioon, mis ei põhine lõhkepeadel, vaid algoritmidel. Ja tasub rõhutada, et see on visioon sellest, kuhu Fjodorov tahab jõuda, mitte kirjeldus sellest, kus Ukraina täna on. Sama New York Timesi artikkel kordas, et tehisintellekti kasutamine Ukraina relvades seisnes tol hetkel peamiselt sihtmärkide tuvastamises. Autonoomne tulevik on eesmärk. Maskeeritud tank metsas on tegelikkus. Selle futurismi all peitub konkreetne strateegia, mille töötas välja Fjodorov, mille kiitis heaks Zelenski ja mis on loodud selleks, et sundida Venemaad läbirääkimiste laua taha. The New York Times teatab, et seda nimetatakse Air-Land Economics ja sellel on 3 haru. Õhus tuleb kinni püüda vähemalt 95% saabuvatest Vene droonidest ja rakettidest. Maapinnal tuleb tappa või raskelt vigastada rohkem Vene sõdureid, kui Moskva suudab uusi asemele värvata. Ja majanduse vastu tuleb rünnata nafta eksporditerminale, mis rahastavad sõda. See on kurnamisstrateegia, kuid teadlikult konstrueeritud matemaatiline kurnamine. Fjodorov nimetab seda sõjafaasis sihipäraseks hävitamiseks ning ta on seadnud sellele eesmärgile konkreetsed numbrid. Tema sõnul New York Timesis kaotas Venemaa 2026 aasta keskpaigaks kuus umbes 35 000 kuni 40 000 sõdurit ning tema eesmärk on tõsta see arv üle 50 000 tasemeni, mis tema arvates peataks sissetungi täielikult. See on kombineeritud süsteemse tööjõu kaotusega, mida Venemaa on kannatanud. Briti luurehinnangul on Venemaa kogukaotused 325 000 kuni 500 000 surma vahel. Ukraina enda kindralstaap väidab, et kaotuste arv on ligi 1,4 miljonit. Ja kuigi seda võib vaidlustada, on kaotuste ulatus selline, et Venemaa pole nii palju sõdureid kaotanud teisest maailmasõjast saadik ning neil on raskusi nende asendamisega. See on hetk, kus sõja algne matemaatika teeb täisringi. On ahvatlev öelda, et olukord on lihtsalt ümber pöördunud, et Ukrainal on nüüd rohkem relvi ja sõdureid kui vaenlasel. See ei vasta tõele. Venemaal on endiselt üldiselt suurem sõjavägi, umbes 1 miljon tegevteenistuses sõdurit ja mitu 100 000 neist on paigutatud Ukrainasse või selle lähedusse. Enamiku hinnangute kohaselt on Venemaal lahinguväljal arvuline ülekaal ning ta on ka suure osa algsest droonitootmise mahajäämusest likvideerinud, mõnes kategoorias jõudes Ukraina tasemele või isegi ületades seda.
Aga enne kui me sinna jõuame, veendu, et oled sõjasaate kanalile tellitud. Me postitame iga päev videoid, mis käsitlevad kõiki suuremaid sündmusi ülemaailmses geopoliitikas. Nüüd on selle pöörde tegelik olemus kitsam ja huvitavam kui pelk rollide vahetus. Venemaa tohutu ülekaal, mis tal oli 2022 aasta veebruaris, on nüüdseks kulutatud peaaegu võrdsuseni. Just nendes konkreetsetes tehnoloogiates, mis praegu rindel otsustavad, mehitamata süsteemid ja neid juhtiv luure, on Ukraina tegelikult initsiatiivi enda kätte haaranud. Sõda, mis algas masside võistlusena, on muutunud kohanemise võistluseks ning kohanemine on ainus valdkond, kus väiksem riik on pidevalt kiiremini tegutsenud. See kohanemine tugineb tööstusbaasile, mis ei sarnane sugugi traditsioonilise relvatööstusega. Kui Fjodorov külastab Ukraina kaitsenäitusi, liigub ta mööda relvade ridu, mis näevad välja justkui kellegi garaažis kokku joodetud ja teibitud, sest paljud neist ongi selliselt valmistatud. Seal on fiiberoptilise kaabli rullid, mis võimaldavad drooni juhtida otse läbi klaaskiust niidi, olles segamise suhtes immuunsed, sest need ei kasuta üldse raadiosignaali. Seel on peopesa suurused luuredroonid, õhupallide külje kinnitatud relvad ja mehitamata maismaasõidukid, mis näevad välja nagu lauale kinnitatud miniekskavaator. Kõik teeb olema odav ja ühekordne, sest rindel, mis on droonidest küllastunud, lastakse enamik neist alla või lastakse õhku enne, kui nad üldse sihtmärgini jõuavad. Selle lähenemise geniaalsus ei seisne üheski konkreetses relvas, vaid valmisolekus ehitada odavalt, kaotada vabalt ja areneda kiiresti. Fjodorov on muutud ka sõja ise andmeallikaks, mis võib osutuda üheks Ukraina kõige väärtuslikumaks pikaajaliseks varaks. Võitlus on loonud tohutu arhiivi lahinguvälja kaadritest. Miljoneid märgistatud lahinguvälja videoid, mis on filmitud luure- ja ründedroonidega. Sealhulgas kaadrid sellest, kuidas inimesed käituvad oma viimastel hetkedel, kui droon läheneb. Kaitseministeerium on hakanud neid andmekogumeid avama liitlasriikide ettevõtetele, et nad saaksid oma tehisintellekti mudeleid treenida reaalse lahinguandmestiku peal projektis nimega Avenger Labs. See on ka pilguheit tulevikku, kus sõja kõige väärtuslikum saak ei ole mitte territoorium, vaid treeningandmed. Kuid hoolimata kogu hoogust Fjodorovi visiooni taga on see põrkunud millegagi, mida see ei saa lihtsalt ümber kujundada. Ukraina sõjaväe enda komandorid. Kogu see futuristlik jutt robotisõjast on tekitanud relvajõududes tõsist vastuseisu, nii et analüütikud kirjeldavad avatud võimuvõitlust ministri ja kindralite vahel. Vastuväide väljaspoolt ei ole see, et tehnoloogia oleks kasutu, vaid et lubatud üleminek mehitamata lahingule toimub tegelikkuses aeglasemalt kui Fjodorovi kõnedes. See jutt masinate poolt peetavatest tühjadest lahinguväljadest võib tunduda tegelikust sõjast kaugena, sest see on endiselt väga palju seotud mudaste kaevikute ja purustatud kehadega. Aga pilt ei ole sugugi nii ühepoolne. Ukraina ülemjuhataja, kindral Oleksandr Sõrski, on jätkanud lahingute võitmist traditsiooniliste ühendrelvade taktikate, soomustehnika ja jalaväe manööverdamisega lahinguväljal. Meetoditega, mis tõid Ukrainale sõja alguses mõned suurimad võidud. Samal ajal on paljud eesliinibrigaadid kasutanud ära iga tehnoloogilise eelise, mida nad saavad. K2 brigaadi ülem, kes oli üks esimesi FPV-droonide kasutusele võtjaid, kiitis noort tehnoloogiateadlikku kaitseministrit, kes räägib üksustega sama keelt. Inimest, kellele nad ei pea enam midagi seletama. Sõja tegelikkus asub nende seisukohtade vahel. See ei ole puhas valik inimeste ja masinate vahel, vaid segane ja vaieldav nende kahe integreerimine. Ja tasub meeles pidada, miks üldse masinate poole pöördutakse. Robotid ei ole uhkustamiseks, vaid vastus kurnatusele. CNN-i rindereportaažis mainiti 2 Ukraina sõdurit, kes olid veetnud üle 11 kuu eesliini kaevikutes ilma vahetuseta, pidevalt droonide poolt jälitatuna ning ühel hetkel said neil liivakotid otsa, millega ehitava kaitset, mis võiks neid elus hoida. Üks neist kõndis Koidu ajal 20 miili turvalisuse poole, olles peaaegu aasta oma naisega rääkimata, suheldes ainult salvestatud raadiosõnumite kaudu. Need on need mehed, keda automatiseerimine peaks säästma. Robotid on olemas, sest neid sõdureid ei ole piisavalt ja need, kes alles on, surutakse kaugemale sellest, mida inimene suudab taluda. See on kogu revolutsiooni mootor. Mitte vaimustus tehnoloogiast, vaid meeste nappus ja soovimatus neid edasi kulutada. See viib meid lõpuks sinna, kuhu Fjodorov usub, et see kõik suundub ja rahutuse juurde, mis sellele tihedalt järgneb. Tema nägemuses tühjeneb tapmistsioon. See miilelai riba rindejoonel, kus kõik liikuv on droonide poolt jahitud. Lõpuks inimestest täielikult. Masinad hakkavad võitlema masinatega, nii õhus kui ka maal, ja inimkaotuste ulatus, mis seda sõda iseloomustab, muutub lõpuks talumatuks, sundides sõjapidamist arenema peaaegu veretuks. Võidab see pool, kes esimesena automatiseerib. See on ahvatlev nägemus
ja see on loogiline lõpp-punkt kõigele, mille Ukraina on üles ehitanud. Samuti märkis New York Times ettevaatlikult, et see on selline nägemus, mis peaks panema mõtlema, sest sõjad järgivad harva puhast loogikat. Need keerlevad ettearvamatutes suundades ja kui võtta inimlik otsustusprotsess välja ning anda tapmisotsus iseseisvalt tegutsevale masinale, võib see ettearvamatust hoopis suurendada, mitte seda ohjeldada. Inimõiguste organisatsioonid on seadnud kindla piiri relvadele, mis valivad ja ründavad sihtmärke ilma sisulise inimkontrollita. Ning just sellele piirile viitabki Fjodorovi püüdlus. Praegu peab Ukraina toetatud sõda, mitte autonoomset, kasutades luureandmeid selleks, et venitada väiksemat väge pikemale rindele ja panna suurem vaenlane veritsema kiiremini, kui ta suudab oma kaotusi korvata. Ukraina mehitamata relvastus on viimaste aastate jooksul tohutult arenenud. Oleme näinud, kuidas Kiievi kaitsesektor on loonud hämmastava hulga uuendusi, alates reaktiivmootoriga pommitajadroonidest kuni tehisintellektil põhinevate kamikaatse tapperobotiteni. Kuid viimane täiendus võib olla seni suurim ja muljetavaldavaim. Tutvustame Mere-3-harki, 10 tonnist merekoletist, mille tulejõud on piisav, et ohustada Kremli Musta mere laevastiku olemasolu. Pole liialdus öelda, et see uus droon võib osutuda mängu muutvaks varaks, avades Ukraina relvajõududele täiesti uued ründavate ja kaitsvate operatsioonide võimalused ning pakkudes Venemaale tõeliselt suurt uut ohtu, mille pärast muretseda. Mer-3-hark esitleti esmakordselt Pariisis toimunud Eurosatori 2026 üritusel. Iga 2 aasta tagant toimuv Eurosatori on suurim rahvusvaheline maismaa- ja õhuturbe ning julgeolekutööstuse näitus. See meelitab kohale 10 000 külalisi, kus tuhanded väljapanijad 10 riikidest tutvustavad oma uusimaid sõjalisi uuendusi, alates tankidest ja veoautodest kuni käsitulirelvade, sidesüsteemide ja muuni. Selle ürituse viimastel kordadel on Ukraina kaitsetööstuse kohalolek järjest kasvanud ning sellest on kiiresti saanud üks maailma suurimaid ja parimaid. Ja 2026 aasta näitusel oli kohal Kiievis asub kaitsetööstusettevõtte Global Mark, et hämmastada maailma oma hiiglasliku allveese mehitamata sõidukiga. See muljetavaldav droon on lausa 10 meetrit pikk, 2 meetrit lai ja 1,5 meetrit kõrge. See pole sugugi tavaline droon. Välimuselt meenutab see pigem ülisuurendatud torpeedot. See hiiglaslik droon kaalub 10 000 kilogrammi ja kuulub Ukraina arsenali raskemate droonide hulka, olles võimeline kandma kuni 1000 kilogrammist ehk 2200 naela suurust koormat. Global Marki esindajad avaldasid ka, et selle drooni tööraadius on kuni 2000 meremiili ja maksimaalne töösügavus 60 meetrit. Ehk umbes 200 jalga. See suudab liikuda maksimaalse kiirusega 10 sõlme ehk 18,5 kilomeetrit tunnis või 11,5 miili tunnis. Kusjuures kruiisi kiirus on umbes 6 sõlme ehk 11 kilomeetrit tunnis või 7 miili tunnis. Arendaja avaldas ka, et Sea Trident on loodud silmas pidades laia valikut missioonitüüpe. Kuigi esmapilgul võib tunduda, et tegemist on puhtalt ründava vahendiga, Global Mark väidab, et seda võiks kasutada näiteks logistika- ja transpordiülesanneteks, nagu kaubavedu, samuti rünnakumissioonideks ja kaitseoperatsioonideks, näiteks vastaste allveedroonide tõkestamiseks ja neutraliseerimiseks. Samuti tasub märkida, et ettevõte pole veel avalikustanud, kui kaugel platvormi arendus on ega kui kiiresti see võiks Ukraina relvajõududes kasutusele võtta. Siiski viitab juba ainuüksi see, et Global Mark oli valmis seda drooni Eurosatori üritusel esitlema tõenäoliselt sellele, et arendusprotsess on üsna kaugele jõudnud. Ja Sea Trident on juba pannud Venemaa hirmust värisema. Üks riigi sõjalisi eksperte, Vladimir Yeranossian, Venemaa Föderatsiooni valitsuse all tegutseva Moskva finantsülikooli dotsent, javas oma mõtteid sea kohta. Tridentist intervjuus ühele riigi suurimale nädalalehele AIF. Alguses püüdis Yeranossian uuendust pisendada, väites, et Sea Trident ei ole tegelikult tõeline Ukraina uuendus, vaid koosneb tõenäoliselt erinevates lääneriikides, nagu Ühendkuningriik, Saksamaa ja Ameerika Ühendriigid, toodetud osadest. Ta vihjas ka, et Global Mark võis drooni tehniliste näitajate ja võimekuse osas valetada või liialdada, enne kui tunnistas, et seda saab kasutada paljude sadama- ja rannikutaristu objektide, näiteks mereterminalide või nafta- ja gaasitoodete laadimisjaamade, sildade, tammide ja võib-olla ka hüdroelektrijaamade ründamiseks. Ekspert lisas seejärel. Kindlasti püüab vaenlane Sea Tridenti abil uputada suuri sõjavaevu või allveelaevu Vene laevastikust.
Ta jätkas tavapärase Kremli stiilis propagandaga, väites, et pole tegelikult põhjust muretsemiseks, kuna Venemaa on varemgi kokku puutunud arvukate Ukraina ja lääne droonidega ning nendega kohanenud. Ta tõi välja nimekirja võimalikest kaitsemeetmetest, mida Kreml võiks selle ohu vastu rakendada. Näiteks sadama sissepääsutõkked, spetsiaalsed kuulamispunktid veealuste ohtude tuvastamiseks ning isegi sõjaväe sukeldujad, kes patrullivad olulistes rannikupiirkondades. Tegelikkuses ei pruugi aga ükski neist meetmetest olla piisav, et neutraliseerida Sea Tridenti tohutut ohtu. Selle arenenud navigatsioonisüsteemid võimaldavad tal hõlpsasti Vene tõketest mööda hiilida või neist kõrvale põigata, kohandades oma sügavust ja trajektoori, et tabada sihtmärke karistamatult. Lisaks, kuigi Jeranossian väidab, et Kreml on varem edukalt Ukraina droonidega toime tulnud, on olemas tohutult palju tõendeid, mis seda ümber lükkavad. Tõepoolest, sõda on jõudnud nüüd sellesse punkti, kus vaevu möödub päevagi ilma värskete teadeteta järjekordsest Ukraina droonirünnakust Vene varadele ja infrastruktuurile. Kiievi väed on süstemaatiliselt hävitanud Vene sihtmärke ükshaaval, kahjustades ja hävitades kriike, alates sõjalaevadest kuni naftaterminalide ja laskemoonaladudeni ning Kremli armee on korduvalt ebaõnnestunud nende peatamisel. Nende radarid on olnud liiga aeglased, õhutõrje on olnud ebapiisav ja nende väed on ikka ja jälle ootamatult tabatud. See kehtib nii maal või merel, kuna oleme näinud, kuidas Ukraina väed kasutavad edukalt nii õhu- ja veedroone ning rakette, et sooritada arvukalt edukaid rünnakuid Vene laevadele Mustal merel ja mujal. Tegelikult aldasid need rünnakud juba 2022 aastal sõja alguses. Näiteks vaid mõned nädalad pärast konflikti algust, 2022 aasta märtsis, kasutas Ukraina Tochka-U ballistilist raketti, et uputada suur Vene dessantlaev okupeeritud Berdjanski sadamas. Juba 6 aega hiljem tähistasid Ukraina väed üht oma ikoonilisemat võitu, kui nad kasutasid omaenda Neptun laevatõrje rakette Musta mere laevastiku lipulaeva raketiristlejā Moskva hävitamiseks. Järgnenud kuudel nägime, kuidas dessantlaevad, ründepaadid ja abilaevad said kas kahjustada või täielikult hävitati. Ja kui Ukraina väed aastate jooksul veelgi tugevamaks muutusid, hävitati järjest rohkem vaenlase laevu. Isegi Venemaa allveelaevad polnud nende rünnakute eest kaitstud. Näiteks 2023 aasta septembris tungisid Ukraina raketid läbi Rostov-na-Donu kere ning 2025 aasta detsembris kasutas Ukraina nii õhu- kui ka pinnadroone, et rünnata Venemaa projekti 636 allveelaeva. Kiievi väed on samuti hävitanud raudteeparvlaevad, mis aitavad Venemaal varustada Krimmi, jättes okupeeritud poolsaare aegamööda ilma laskemoona ja muu sõjavarustuseta. Ja igal konflikti aastal on arvukad eri suuruses ja klassides laevad kas uppunud soolastesse vetesse või on tulnud need kallite remonditööde jaoks minema pukseerida. Need rünnakud on osutunud nii tõhusaks ja mõjusaks, et on peaaegu täielikult Musta mere laevastiku tegevuse nullinud. Kui Kremlis olevad komandörid nägid, et üha rohkem nende laevu saab kahjustada ega oma vajalikke kaitsevahendeid Ukraina droonide ja rakettide vastu, hakkasid nad neid järjest kaugemale konfliktitsoonist tagasi viima. Asja möödudes liikus Mustal merel üha vähem Vene laevu. Enamik neist seisis lihtsalt sadamates või dokkides, peidus ja lootuses, et Ukraina jätab nad rahule. See omakorda tähendas, et oli vähem laevu, mis tulistasid aktiivselt kaliibritüüpi rakette Ukraina linnade ja asulate pihta. Teisisõnu, Musta mere laevastikku tõrjudes suutis Ukraina vähendada Venemaa pommitamiste ulatust ja päästa selle käigus lugematul hulval elusid. Lühidalt öeldes muutis see Musta mere laevastiku Venemaa jaoks aktiivsest ja ohtlikust ohust tõeliseks koormaks. Selle asemel, et kasutada oma sõjalaevu vastaste ründamiseks ja eelise suurendamiseks maismaal, ei suuda Kreml nüüd neist varadest peaaegu mingit kasu saada ning peab hoopis kulutama suurema osa oma ajast, rahast ja ressurssidest nende kaitsmisele või parandamisele. Ja kõige hämmastavam selle kõige juures on see, et Ukraina saavutas selle ilma tavapärase mereväeta. See tugines peamiselt droonidele ja rakettidele, et lüüa üht maailma tugevaimaks peetud mereväge. Ja meretridentil on potentsiaali viia nende mereväeoperatsioonid põnevale uuele tasemele. Enne kui me räägime, kuidas seda uut allveedrooni võidakse kasutada ja milliseid ainulaadseid eeliseid see pakub, on veelgi rohkem millest rääkida. Kui sa saad väärtussaates Sõjavässhow, siis ära unusta tellida. Ukraina on varem kasutanud veepõhiseid droone. Näiteks on olemas mereline autonoomne valve mehitamata robootiline seade ehk Magura V5. Välja töötatud Ukraina peamise luureameti GURi jaoks ning võimeline täitma erinevaid ülesandeid, sealhulgas jälgimist, luuret, merelisi patrulle, miinide vastaseid meetmeid, otsingu- ja päästeoperatsioone ning lahingumissioone.
Need droonid võeti kasutusele 2023 aastal ning järgmistel aastatel tulid kasutusele ka V6 ja V7 mudelid. Ühe ühiku hind on umbes $273 000 ning Magura VV5 on osutunud lahinguväljal erakordselt tõhusaks, aidates otseselt hävitada mitmeid Vene aluseid, sealhulgas Gulagi klassi dessantlaeva, Tarantuli klassi raketikorvette ja patrull-laevu. Aga Magural on omad piirid. Näiteks on V5 maksimaalne kandevõime umbes 300 kilogrammi ehk 660 naela ning tegevusraadius umbes 800 kilomeetrit ehk 500 miili. Isegi arenenum B7 versioon suudab kanda vaid 650 kilogrammist ehk 1433 naelast lõhkepead kuni 1000 kilomeetri ehk 620 miili kaugusele. Sea Trident on peaaegu igas aspektis parem. See on suurem, massiivsem ja suudab kanda oluliselt rohkem tulejõudu palju pikematele kaugustele. Tõsiasi, et see suudab kanda kuni 1000 kilogrammi ehk 2200 naela lõhkeainet, asetab selle täiesti teise klassi võrreldes enamiku teiste droonidega, mida Ukraina praegu kasutab. Kui väiksemad droonid suudavad Vene laevadele tekitada vaid pealiskaudset kahju, siis Sea Tridentil on piisavalt tulejõudu, et hävitada isegi kõige suuremad sihtmärgid. Lisaks, kuna see raske droon tegutseb vee pinna all, peaks ta suutma rünnata allveelaevu ja ristlejaid nende kõige nõrgemates kohtades, tekitades nende keresse auke, mis võivad kiiresti põhjustada laeva üleujutuse ja uppumise, enne kui meeskond jõuab hädaparandusi teha. Sea Tridenti suur tegevusraadius on veel üks selge eelis, mis tõstab selle vahendi kõrgemale enamikust teistest droonidest, mida Ukraina on seni kasutanud. Kuna see suudab läbida kuni 2000 meremiili, mis on sama pikk vahemaa kui Odessast Ukraina lõunarannikul, Hispaania või Alžeeria rannikuni, ei oleks Sea Tridentil mingit raskust kogu Musta mere läbimisel. Tegelikult on sellel piisavalt tegevusraadiust, et sõita Ukrainast Vene sadamalinnadesse, nagu Novorossijsk või isegi okupeeritud Krimmi sadamasse, Sevastopolisse ning seejärel tagasi Ukrainasse, ilma et oleks ohtu kütuse lõppemiseks. See avab Ukraina relvajõududele lugematul hulgal võimalusi oma operatsioonide planeerimiseks ja elluviimiseks lähitulevikus. Sellise relvaga oma arsenalis oleks neil lihtsam kui kunagi varem korraldada laastavaid lööke Venemaa mereväeüksuste pihta ning Kremlil ei oleks sisuliselt mingit võimalust oma laevu kaitsta. Isegi kui osa neist viiakse Kertši väina kaudu Aasovi merre teiste sadamalinnade juurde, suudaks Sea Trident need ikkagi üles leida ja hävitada. Tõsiasi, et Sea Trident liigub vee all, muudab selle Venemaa jaoks hoopis teistsuguseks väljakutseks võrreldes pinnadrooniga nagu Magura V5. Kuigi pinnadroonid on loodud raskesti avastatavateks, võivad lennukid või õhus tegutsevad droonid neid siiski märgata. Kuid liikudes kuni 60 meetri sügavusel vee all, on Sea Tridenti ülalt poolt võimatu märgata. Venemaal tuleb nende droonide avastamiseks loota sukeldujate meeskondadele ning arenenud radari- või sonaarisüsteemidele. See peaks samuti aitama Ukrainat vaenlase laevadele ootamatute rünnakute korraldamisel altpoolt. Ja juba ainuüksi see, et selline droon eksisteerib, külvab Vene meremeeste ja mereväelaste südamesse hirmu. Sest isegi kui vesi tundub selge, teavad nad, et 1000-kilone lõhkepea võib siiski nende poole liikuda, peidetuna lainete alla. Vene Musta mere laevastik on juba mitu aastat hirmul olnud ning Sea Trident annab neile täiesti uue õudusunenäo, mida karta. See võib muuta Kremli mereväe komandörid veelgi vastumeelsemaks oma laevu kasutama, eelistades hoida neid pigem ranniku lähedal või sadamas, selle asemel, et saata need merele, et tulistada rakette ja lasta droone Ukraina sihtmärkide pihta. Ja sellega eelised ei piirdu. Eurosatori näitusel teatas Global Mark samuti, et Sea Trident on varustatud autonoomsete juhtimissüsteemide ja adaptiivse navigatsiooniga. See tähendab, et see suudab täita oma kaugmaa missioone minimaalse operaatori sekkumisega. Teisisõnu, see elajas ei vaja isegi pilooti. Enamasti saab see tugineda oma sisseehitatud tehisintellekti süsteemidele, mis aitavad tal jõuda sinna, kuhu vaja, kohandades teekonda sihtkohta jõudmise ajal, et suurendada võimalusi antud eesmärgi saavutamiseks. Ja nagu arendaja ise on öelnud, saab sellele droonile määrata üllatavalt laia valiku ülesandeid. Selle kõige ilmsem kasutusviis oleks viia oma laeng otse vaenlase aluseni ja rammida seda altpoolt, põhjustades laastava plahvatuse, mis uputaks enamiku laevu kiiresti. Siiski ei pea see tingimata üldse lõhkeaineid kandma. Global Mark märgib, et seda võiks kasutada varustuse transportimiseks üle veekogude, mis võib tulevikus osutuda kasulikuks. Kui Ukraina väed peaksid näiteks üritama Krimmi täielikult vabastada või kui neil oleks vaja viia laskemoona ja muid ressursse ühest rannikualast või sadamast teise, kusjuures on minimaalne võimalus, et need teel vahele jäävad. Operatiivsed võimalused on lihtsalt lõputud.
ning tootja märgib ka, et Sea Trident droone võiks kasutada liitlasvägede kontrolli all olevate vete patrullimiseks ja vaenlase droonide tõkestamiseks. Lüdidalt öeldes on see märkimisväärselt mitmekülgne täiendus Ukraina drooniarmeele. Loomulikult, nagu iga teinegi droon, ei ole see täiuslik. Sellel on omad piirangud, millega Ukraina mehitamata süsteemide väed peavad kohanema, kui nad otsustavad selle relva Venemaaga peetavasse sõtta kasutusele võtta. Näiteks ei ole see kõige kiirem droon. Magura V5 suudab saavutada tippkiiruseks umbes 42 sõlme, mis on ligikaudu 78 kilomeetrit tunnis ehk 48 miili tunnis ning liigub tavaliselt kiirusega umbes 22 sõlme 41 kilomeetrit tunnis ehk 25 miili tunnis. Miili tunnis, samal ajal kui Sea Trident liigub märgatavalt aeglasemalt. See võib potentsiaalselt muuta selle lihtsamini vaenlase poolt tabatavaks, kui Venemaa suudab välja mõelda, kuidas seda tuvastada. Siiski on selgelt näha, et seda arendatakse üllatusmomenti silmas pidades ning asjaolu, et see liigub nii aeglaselt, võib muuta selle Venemaa radariekraanidel vähem ähvardavaks. See võib näiteks paista pigem suure kala või vees hulpiva prahina kui vahetu plahvatusoht. Lisaks, kuigi Sea Trident suudab tegutseda vee all, ei saa see minna liiga sügavale. Selle 200-jalane maksimaalne sukeldumissügavus muudab selle sobimatuks süvavee või ookeanipõhiste rünnakute jaoks, mis tähendab, et seda kasutatakse peamiselt madalas vees ja rannikualadel. Ukraina jaoks pole see aga tegelikult oluline. Ukraina väed ei pea liiga palju muretsema Vene laevade ründamise pärast avamerel, sest enamik neist veedab suurema osa ajast madalas veest dokkides ja sabamates, just nendes kohtades, mille jaoks Sea Trident loodi. See seab Vene komandörid tõelise nõiaringi ette. Kui nad viivad oma laevad sadamast avamerele, muutuvad need palju haavatavamaks õhudroonide või raketirünnakute suhtes, mis võivad need uputada enne, kui nad jõuavad tagasi baasi. Kui nad ära jätavad oma alused sadamasse, võivad surmavad Sea Trident droonid need hõlpsasti hävitada. Lisaks sellele võiks seda uut rasket drooni kasutada ka rünnakutes olulise taristu vastu, näiteks Krimmi silla tugisammaste või sadamate vastu, kus nafta ja muud ressursid laaditakse Vene varilaevastiku tankeritele. Kokkuvõttes on see Ukrainale veel üks väärtuslik täiendus. See on ka tunnistus riigi kaitsetööstuse leidlikkusest, mis jätkab üha tugevnemist. Samal ajal kui Venemaa maadleb lugematute probleemidega, alates kokkukukkuvast majandusest kuni seisma jäänud rindeüksuste ja katastroofiliste kaotusteni, tegutseb Ukraina vaikselt, kuid enesekindlalt nii rindel kui ka kaugel tagalas. Ukraina sõdurid ja droonioperaatorid põhjustavad jätkuvalt vaenlasele ränki kaotusi, samal ajal kui kaitsetööstuse ettevõtted jätkavad uuenduste tegemist ja silmapaistmist. Toodetakse üha laienevat valikut relvi, sõidukeid ja mehitamata süsteeme, millel on potentsiaal aidata Ukrainal saada tugevamaks kui kunagi varem. Ukraina saab jätkuvalt kasu oma NATO-liitlaste heldest toetusest. Kui sa kujutad ette maailma kõige võimsamaid õhuvägesid, siis mõtled ilmselt ilmselgetele kohtadele. Ameerika Ühendriikide õhuvägi, NATO ühendatud õhuväed, mis koosnevad 5. põlvkonna hävitajate eskadrillidest, miljarditesse ulatuvatest hangete eelarvetest ja aastakümnete jooksul hoolikalt lihvitud doktriinist. Kuid viimase 4 aasta jooksul on Ukraina kohal taevas kujunemas midagi sellist, mis ei sobitu ühegi neist kategooriatest. Lühidalt öeldes on iga päev lahingudroone lahingusse lennutavate inimeste arv vaikselt kasvanud sellisele tasemele, millega suudavad vähesed maailma armeed võistelda. Ukraina on loonud õhujõud sellises ulatuses, mida isegi NATO kogu oma raha ja institutsionaalse kogemusega pole kunagi proovinudki. Ja lugu sellest, kuidas nad selle üles ehitasid, räägib sulle peaaegu kõik, mida pead teadma selle kohta, kuidas seda sõda praegu peetakse. Alustame numbritest, sest neid on tõesti raske uskuda. Ukraina relvajõudude ametlike avalduste kohaselt on umbes 80 000 teenistujat nüüd mingil moel droonide operatsioonidega seotud. Selle arvu sees olevate väljaõppinud pilootide täpne arv on savastatud. Ukraina ei avalda seda ja nagu näete, on selleks väga head põhjused. Aga rindel tegutsevad operaatorid ja üksuste komandörid hindavad, et neist sõduritest on aktiivseid lahingdrooni piloote kuskil 25 000 kuni 40 000. Need on mehed ja naised, kes juhivad droonlennukeid Vene vägede vastu igas sõjaväeharus. Need on samuti hinnangud nende inimeste poolt, kes ise lendavad, mitte ametlikult avaldatud lahingukoosseis. Ja tegelik arv on operatiivse salastatuse taga peidus. Aga isegi selle vahemiku konservatiivne ots on erakordne. Et mõista, miks see nii on, tuleb seda võrrelda traditsioonilise õhuväega. Võtame näiteks Itaalia õhuväe ja loeme kokku kõik. Piloodid, mehaanikud, ilmaprognoosijad, kokad, kindralid ja kõik nende staabiohvitserid.
Ametlik arv jääb kuskile 35 000 ja 43 000 inimese vahele. Loomulikult on neist vaid umbes 1500 tegelikult piloodid. Ameerika Ühendriigid omakorda paigutavad kogu Euroopasse umbes 30 000 kuni 35 000 õhuväelast ja neist lendab vaid 2000 kuni 3000. Nüüd teeme suurema liitmistehte, liites kokku kõik NATO piloodid väljaspool Põhja-Ameerikat. Kõik hävitajapiloodid, transpordi, tankeri ja kopterimeeskonnad igas Euroopa liikmesriigis kaardil annavad kokku umbes 15 000 lendurit. See on kogu NATO Euroopa tiiva pilootide õhuvägi. Ukraina lahingudroonide pilootide arv ületab juba selle arvu isegi kõige tagasihoidlikuma hinnangu järgi. Kõrgeima hinnangu järgi on see rohkem kui kahekordne. Selline võrdlus paneb Ukraina saavutatu hoopis teise valgusesse. See ei ole lihtsalt drooniprogramm, vaid sisuliselt suurim lahingulennuvägi läänemaailmas. Ja see loodi peaaegu mitte millestki ning täielikult sõja ajal. Selle väe sees on eliitüksus nimega Ukraina mehitamata süsteemide väed ehk SPS, kasutades Ukraina lühendit. See on spetsiaalne sõjaväeharu, mida veel mõned aastad tagasi sellisel kujul ei eksisteerinudki ning 2026 aastaks on seal umbes 15 000 inimest. Kuid SPS on vaid kõige nähtavam ja professionaalsem osa tervikust. Lisaks sellele tegutsevad spetsiaalsed drooniüksused nüüd enam kui 100 manööverbrigaadis ning ligi 500 eraldi pataljonis ja rügemendis. See on peamine punkt, mida pealkirjas toodud arv võib varjutada. Droonid ei ole erivõimekus, mis on Ukraina armeele lihtsalt külge poogitud. Needest on saanud armee peamine võitlusviis. Peamine võitlusviis ja see ei ole liialdus. Mõelge, mille eest need piloodid lahinguväljalt tegelikult vastutavad? 2026 aasta mai alguses hindasid Ukraina ametnikud ja sõltumatud analüütikud, et droonide arvele langeb kuskil 70–90% kõigist Vene kaotustest. Poola uurimisinstituut OSV jõudis sarnasele järeldusele juba varem. 2025 aasta oktoobris, omistades umbes 70–80% Vene kaotustest ja ligi 85% hävitatud eesliini tehnikast mehitamata süsteemidele. Muidugi ei saa keegi lahinguväljal toimuvat reaalajas hinnata ning Ukraina allikatel on igati põhjust oma edusamme rõhutada. Kuid analüütikud mitmetest erinevatest asutustest jõuavad ikka ja jälle samasse vahemikku, mis on juba iseenesest kõnekas. Ukraina pool on sellele isegi konkreetsed arvud pannud. Mihhailo Fedorov, digitaalse ümberkujundamise minister ja drooniprogrammi eest vastutav ametnik ütles, et Ukraina ründe- ja pommitajadroone sooritasid 2025 aasta jooksul peaaegu 820 000 kinnitatud tabamust. Tähtis on märkida, et kõik need kinnitati droonivideoga. Selle arvestuse järgi hävitati üle 80% kõigist sel aastal hävitatud Vene sihtmärkidest droonide abil, kusjuures valdav enamus neist olid kodumaal ehitatud. SBSi komandöör väitis, et Ukraina jälgimissüsteem registreeris ainuüksi droonide poolt tapetud või haavatud üle 156 000 Vene sõduri 5 kuu jooksul, detsembris 2025 kuni aprillini 2026. Isegi kui need arvud on veidi liialdatud, vastab kirjeldatud ulatus sellele, mida välisvaatlejad näevad, ning sellele, kui seisma on jäänud rindejoon Vene vägede edasiliikumise puudumise tõttu kogu 2025 aasta jooksul. Kogunenud mõju on siin tegelikult lahinguvälja füüsiliselt ümber kujundanud. Ei ole eksitav kirjeldada Ukraina sõda kui masinasõda, kus rindel hoiavad positsioone üha enam mitte massilised jalaväeüksused, vaid väikesed droonimeeskonnad ja nende juhitavad õhusõidukid. Ukraina sisemised andmed näitasid, et droonid moodustasid juba 2024 aastal umbes 69% rünnakutest Vene vägede vastu ja 75% rünnakutest sõidukite ja varustuse vastu. Ning see osakaal on sellest ajast ainult kasvanud. Droonide tapmistsoone ulatub nüüd umbes 20 kilomeetri kaugusele rindejoonest, lämmatades Vene logistikat, sundides varustuskolonne lagunema ja liikuma üksikult või kahekaupa ning muutes lihtsa toidu ja laskemoona ettevedamise igapäevaseks katsumuseks. Ukraina komandöörid saavad lasta väiksemal hulgal sõduritel hoida pikki rindelõike ja ellu jääda just seetõttu, et droonid suurendavad nende haaret ja operatiivvõimekust. Mitte miski sellest poleks võimalik ilma tööstusbaasita, mille Ukraina on nullist üles ehitanud. 2026. Aasta alguse seisuga ütles Ukraina kaitseministri asetäitja Serhii Bojev, et ta on kindel, et riigil on võimekus toota sel aastal üle 7 miljoni FPV drooni. See on varajases faasis 4 korda rohkem, kui 2024 aastal toodeti. Kogu tööstusharus on üle 160 ettevõtte, mis toodavad FPV droone koha peal. See on vastupidine sellele, kuidas Ukraina alustas 2022 aasta alguses, importides odavaid droone Hiinast ja varustades neid improviseeritud granaatide ja miinidega.
Nii et Ukrainal pole mitte ainult inimesed, kes oskavad droone lennutada, vaid tal on ka erinevad droonimudelid, mis on spetsiaalselt kohandatud lahinguvälja olukorrale. Ja parim osa on see, et droonid ei piirdu isegi rindejoonega. Seesama tööstusbaas toodab ka kaugmaa ründedroone, mis on jõudnud sihtmärkideni rohkem kui 1500 kilomeetri kaugusel Venemaa sees. Viimastel kuudel on Ukraina rünnanud naftarafineerimistehaseid, laskemoonaladusid ja sõjaväe lennuvälju kaugustel, milleks lääne valitsused on varem oma relvadega loa andmisel kõhelnud. 2024 aastal toimus mitmekuuline arutelu ATACMS-i kasutamise üle, mille tegevusraadius on paarisaja kilomeetri ringis. 2026 aastaks ulatub Ukraina regulaarselt 600 kilomeetrini ning mõned ambitsioonikamad mudelid, nagu Firepoint FP-FP5, mis on tehniliselt tiibrakett, omavad kuni 3000 kilomeetri tegevusraadiust. Ukraina juhtkond nimetab seda pika ulatuvusega sanktsioonide kampaaniaks. See on teadlik pingutus, mille eesmärk on kahjustada infrastruktuuri, mis toidab Vene sõjamasinat. Nii et see õhuvägi, millest me räägime, tegutseb korraga kogu sõja ulatuses. Taktikalised FPV droonid tapavad vaid mõne kilomeetri kaugusel kaevikutest. Püüdurdroonid kaitsevad linnu kaugel nende taga ning kaugmaa ründedroonid ulatuvad sügavale Venemaa sisemusse. Kuidas siis juhtus nii, et riik, mis 4 aastat tagasi importis hobikoptereid, on nüüd sellises olukorras? Kui läheme tagasi aastasse 2014 Venemaa esimesse sissetungi Donbassi, siis esimesed Ukraina droonipiloodid olid poolenisti hobipiloodid. Nad õppisid ise taktikaid, ostsid oma raha eest või annetuste abil tsiviillennukeid ning improviseerisid luuret Ida-Ukraina madala intensiivsusega võitlusaastatel. Kui täiemahuline sissetung algas 2022 aasta veebruaris, tuli see improviseeritud teadmine üleöö kogu armeele laiali jagada. Esialgu luureks, kui üksused kiirustasid kogu Ukrainas õhuluuret korraldama. See, mis algas nišivõimekusena, sai kiiresti üheks sõjamääravaks tunnuseks. Seistes silmitsi Vene armeega, kellel oli endiselt suur ülekaal tavapärases tulejõus, pidi Ukraina leidma midagi odavat, külluslikku ja surmavat, et seda puudujääki täita, ning selleks osutusid ründedroonid. Otsekoheselt öeldes said droonidest uus suurtükivägi ja mürsupuudus ainult suurendas vajadust veelgi rohkemate droonide järele. See tekitas positiivse tagasisideahela, kus iga edukat droonimissiooni kiideti ja see aitas rahastada veelgi rohkem sarnaseid missioone. Aastaks 2026 oli Ukrainal üks maailma tugevamaid droonide operaatorite väljaõppeprogramme. Tsiviilisikud hakkasid ootamatult lepinguid sõlmima ja teenivad sõdurid, kes vahetasid eriala, pidid enne lähetamist läbima sertifitseeritud lennuväljaõppe. Riigis on lennuakadeemiate võrgustik, mis muudab algajad umbes 1 või 2 kuuga pädevateks operaatoriteks. Kõige olulisem on see, et need koosnevad mitmest kihist, näiteks üksikute lahinguüksuste poolt juhitud koolidest, kasumit taotavatest ettevõtetest ja programmidest, mida rahastavad otse droonitootjad ise. See on sellepärast, et Venemaa jahib aktiivselt neid rajatisi, et tappa seal sees olevaid instruktoreid ja õppureid, seega hoitakse nende asukohti ja arvu rangelt salajas. Ja hajutatud olemus tähendab, et on palju vähem tõenäoline, et üks juhuslik tabamus hävitab suure osa Ukraina väljaõppevõimekusest. Mõned neist koolidest on lubanud sisse piiluda. Zaporižja piirkonnas asub eriväljaõppekeskus ehk CST, mis asutati 2024 aasta keskel vabatahtlike rühma poolt, kelle direktor oli varem veetnud 14 kuud eesliini droonilöögirühma juhina. See töötab kulude katmise põhimõttel, koolitades uusi liikmeid, veteraane ja aktiivseid operaatorid. Ja 2026 aastal keskendutakse ümberlülitumisele tõrjedroonide kasutamisele, mis on järgmine suur kategooria, mis võiks olla Ukraina kaitsetegevuse eesotsas. Peamine tootja Skyfall muutis lennukoolituse teenuseks, mida pakutakse koos oma riistvaraga. Ettevõtte esindaja ütles Kyiv Postile, et aastatel 2023-2026 on Skyfalli lennukoolid koolitanud üle 20 000 operaatori ning kogu ettevõtmist on rahastanud täielikult ettevõtte ise. Ja eesliini üksused korraldavad ka omaenda koolitusi. 4 raskebrigaadis, mis on hiljuti paigutatud brutaalsesse Konstantinuka-Druškivka sektorisse, on baaskoolituse läbimine alles algus. Lõpetajad määratakse nooremateks pilootideks väikesesse droonisektsiooni ning veedavad oma esimesed kuud kogenud veteranide hoolika järelevalve all lennates, enne kui neile usaldatakse iseseisvalt missioonide läbiviimine. Sõjaväe juhitav 239 üksuse väljaõppekeskus annab samal ajal aimu, kui struktureerituks see kõik on muutunud. Seal hoitakse instruktorite ja õpilaste suhet umbes 1:10 ning kursused on kohandatud konkreetsetele õhusõidukitele. Näiteks Hiinas toodetud Mavic quadrocopteri baaskvalifikatsiooni omandamine võtab aega 39 päeva. Vampire raskepommitaja drooni puhul 40–45 päeva.
ning täismahus FPV lahingukvalifikatsioon ligi 2 kuud. Need on tõelised lahingule orienteeritud kursused. Operaator kasutab püssi asemel mängukontrollerit ja tooli. Lühike väljaõppeaeg ja suur läbilaskevõime on osaliselt tingitud sellest, et Ukrainal on just sellist kiirust vaja. Enne kui selle juurde läheme, ära unusta tellida sõjasaadet. Me kajastame igapäevaseid lugusid, et saaksid olla kursis ülemaailmse geopoliitikaga. Põhjus, miks Ukraina on nii kindlalt otsustanud koolitada rohkem droonioperaatoreid kui ükski teine riik, on sisemine surve asendada inimjõud droonidega. Sõjavägi nimetab sageli droonioperaatoreid kõige nõutumateks sõjaväelisteks ametiteks ning see ring on laienenud kaugemale noore mänguri stereotüübist. Naised moodustavad nüüd üha suurem osa droonioperaatorite koolitusele tulijatest ning 2026 aastal riigi lääneosas toimunud võistlusel küsitletud pilootide vanus ulatus varastest 20-ndatest kuni 50-ndateni. Nagu piloodid ütlesid, ei ühenda neid mitte refleksid ega mänguritaust, vaid distsipliin, meeskonnatöö ja pidev kohanemine. Ja siis on selle loo osa, mis on kõige lähemal tõelisele tehnoloogilisele eelisele. Simulaatorid. Kaasaegne Ukraina droonikoolitus tugineb tugevalt arenenud tarkvarale ning tüüpiliseks näiteks on programm nimega FPV Battleground, mille lõi väike meeskond Ukraina ettevõttest Bazoo ja mille maksumuseks oli väidetavalt $50,000. Et mõista, miks see on märkimisväärne, mõelge alternatiividele. Varem oli sõjavägi kasutanud palju lihtsamat simulaatorit, mis võimandas harjutada põhilisi missioone vaid 2 kilomeetri suuruses virtuaalruumis. Venemaa avaldas omalt poolt 2024 aastal Steamis arkaadistiilis FPV-mängu. Bazoo läks vastupidist teed, püüeldes äärmusliku realismi poole. FPV Battleground annab õppuritele tohutu 40x40 kilomeetrise liivakasti koos lennufüüsika mudeliga, mis simuleerib pärismaailma tuult, triivi, muutuvat rootori pöördemomenti ja vahelduvat ilma. Tähtis on see, et simulaator jäljendab täpselt seda hetke, mida piloodid kõige rohkem kardavad. Video ja signaali kaotust, kui FPV droon lendab rünnaku viimastel sekunditel Vene segaja raadiusesse, mille operaator on pime ja droon jääb omapäi. Nii et Ukraina koolitab tegelikult pilootidele simulaatoris selliste olukordadega toimetulekut, enne kui nad päris sihtmärgi kohal sellega silmitsi seisavad. Ja see programm on kasvanud millekski enamaks kui lihtsalt väljaõppe. Enne maapealseid rünnakuid koostavad brigaadi ja korpuse staabid nüüd simulaatoris oma sihtmärkidest täpsed digitaalsed mudelid ning viivad läbi rünnakute kordusi, et optimeerida, kuidas droonid rünnakut toetavad. Simulaator võimaldab lahingut täpselt harjutada enne selle toimumist. Nüüd peame tagasi pöörduma ühe droonikategooria juurde, millesse tasub süvitsi minna, sest see on ümber kirjutanud Ukraina õhutõrje – püüdurdroonid. Need on väikesed kiired 4-rootoriga droonid, mis on spetsiaalselt ehitatud selleks, et jälitada ja rammida lennul Vene ründedroone. See kontseptsioon tekkis 2024 aastal, kui Ukraina kaitsenurgakivi Venemaa öiste Shahedi rünnakute vastu. Mõnede hinnangute kohaselt tulistas Venemaa 2026 aasta mais Ukraina pihta 8160 Shahedi drooni ning mõnes rünnakus kasutati korraga koguni 800 drooni. 2026 aasta mai lõpuks moodustasid püüdurdroonid umbes 30% kõigist alla tulistatud Vene õhuohtudest, mis tähendab, et iga 3. tabamus saavutati mitte raketi, vaid teise drooni abil. Kogu asja mõte seisneb siin majanduses. Mõne $1000 maksev droonitõrje kasutatakse ohtude hävitamiseks, mille jaoks muidu oleks vaja 100 kordi kallimat õhutõrjeraketti. Kuid droonipiloodid peavad sageli istuma eesliinil ja jälgima taevast. See muudab nad sihtmärgiks. Ja siin oli Ukraina tootja vastus see, et piloot eemaldati täielikult ohtlikust tsoonist. Skyfalli sõnul on ettevõte välja töötanud viisi, kuidas püüdurdroonide piloodid saavad töötada 100 või isegi 1000 miilide kaugusel rindeliinist, kasutades satelliitpõhist internetti. Mõnel juhul saab seadistuse teha hoopis teisel kontinendil. Wild Hornets, Sting-püüduri tootja, ehitas sarnase süsteemi nimega Hornet Vision Control. Selle tehnoloogiaga püstitatavad rekordid on peaaegu sürreaalsed. Wild Hornets väidab, et operaator suudab drooni täpselt juhtida 2000 kilomeetri kauguselt. Muidugi on need tootja enda väited, mida reklaamitakse nende enda videotes. Seega on võimalus, et see number on ideaaltingimustes veidi ülehinnatud. Kuid sellest hoolimata on põhimõtteline loogika õige. Kui sinu kõige väärtuslikum ja enim jahitud personal ei pea kunagi füüsiliselt sihtmärkide lähedal olema, keda nad jälitavad, oled lahendanud ellujäämisprobleemi, millega kõik teised maailma armeed endiselt silmitsi seisavad. Mis lõpuks kogu süsteemi toimima paneb, on selle pragmaatilisus.
Peaaegu pidev tagasisideahel töötab lahingumissioonidel lendavate pilootide, järgmise põlvkonna väljaõpetavate koolide ja lennukeid ehitavate ettevõtete vahel. Taktika, mis eile rindel töötas, võib päevadega õppekavasse jõuda. Hommikul märgatud Vene vastumeede võib muuta pärastlõunast väljaõpet. Õpetus kohandub nädalast nädalasse vastavalt reaalsele olukorrale, mida oleme varem näinud droonide hankimise platvormil ja droonimeeskondade mängustamises. Astume nüüd korraks sammu tagasi. NATOl on suuremad eelarved, kui Ukraina võiks uneski näha. Sellel on varghävitajad, õhust tankimine, satelliitide konstellatsioonid, õhust varajase hoiatuse süsteemid ja põlvkondade jooksul kogunenud õhuvõimu doktriin. Peaaegu igas tavapärases kategoorias on allianss kaugel ees. Mida täpselt on Ukraina siis ehitanud, mida NATO ei suutnud? Vastus on, et Ukraina pidi kogu süsteemi nullist üles ehitama. NATO pole kunagi pidanud looma massilist lahingulennuväe üksust tavalistest tsiviilisikutest, vaid mõne kuuga. See pole kunagi juhtinud väljaõppekoolisid, mille õppekavad kirjutatakse nädalast nädalasse ümber otsepilootide tagasiside põhjal, kes samal päeval lahingus osalevad. See pole kunagi sellises ulatuses kasutusele võtnud hajutatud kaugjuhitavat õhutõrjet, mis on sündinud lihtsast vajadusest hoida oma operaatorid elus. NATO pole neid asju ehitanud, sest teda pole kunagi selleks sunnitud. Ukraina oli sunnitud. Irooniline on see, et nüüd liigub asjatundlikkus vastupidises suunas. Ukraina droonitootjad on reisinud üle Euroopa, et jagada oma kogemusi ja NATO planeerijad kiirustavad rajama kihilist droonitõrjesüsteemi alliansi idatiival. Taani sai 2024 aastal esimeseks riigiks, kes rahastas Ukraina relvatootmist. Ja pärast 2025 aasta juulis sõlmitud kaitselepet käivitas Ukraina 2025 aasta septembris Taanis oma esimese ühise droonitootmisliini. Saksamaa järgnes eeskujule, käivitades programmi täpselt samade Ukraina droonimudelite tootmiseks. Sarnased asjad juhtusid ka Ühendkuningriigis, Rumeenias ja Prantsusmaal, kus igaüks kas tootis Ukrainast pärit droone või kavandas koostööprojekte. Isegi Euroopa Liit tervikuna on loonud koos Ukrainaga droonide liidu, et tugevdada omavahelist suhtlust ja võimaldada kõigi nende riikide ettevõtetel taotleda ning saada programmi osaks. Ja selle kõige keskmes on üks ainus tegur, mida on praktiliselt võimatu mujal maailmas korrata. Päriselu kogemus. Ukrainal on olnud miljoneid lennutunde droonidega, kõik selleks, et kaitsta riiki sissetungija eest, kes on igas mõttes palju suurem. Ja selle kaudu on Ukraina suutnud kindlustada oma koha potentsiaalse maailma võimuna, vähemalt droonivõikluse vallas. Ja Venemaa maksab selle eest hinda. Riigi relvajõud, majandus ja isegi poliitiline süsteem varisevad kokku reaalajas. Kui soovid rohkem teada saada, vaata seda videot. Ja kindlasti telli sõjasaade The Military Show, et saada rohkem uudiseid ülemaailmse geopoliitika kohta.